podcasti 7. ametlik osa on nüüd ja siin praegu. On 7. jah, ametlik 7, mis läheb nüüd välja. Nüüd on õiged numbrid. Jaa, see on õiged tõsi. I'm on my game, thank you. Esiteks Laura on tagasi, sest eelmises osas Laura polnud. Laura, vabandused? Ma ei mäleta enam. Ma olin Tartus. Tinderi teedel. Ma ei jõudnud õigele bussile. Ja siis tegid kutid ka special osa. Ma ei ole seda näinud veel. Ma ise ei ole näinud seda veel, seega ma tegelikult ei tea, mis ta kirjutas mulle, et lõpuks kutt, kes ei teieta Tinder teedil, nii et it's a keeper, vaata. Ma ei ole ühtegi head nalja selle koha pealt. Täiesti true lugu. Aga ühesõnaga, aitäh, et te siia ikka veel meid vaatama olete jõudnud. Kes on jõudnud, kes mitte. Davai tutvustusring jälle, nagu ikka. Johannes. Laura. Mina Virko. Sais. Nii, ja nüüd nagu te näete, meid on nagu erinevate meil on nagu 2 kaamerat põhimõtteliselt, meil on nii... Mitte nagu, vaid meil ongi 2 erinevat nurka, 2 erinevat kaamerat. Nagu Teistime põhimõtteliselt uusi lahendusi, et see on... Huvitavamaks lähedamaks. Sest praegu te näete mind ja nüüd te näete Virkot ja nüüd te näete Popovi ja nüüd te näete, või Sass, pigem Sass. Ütleme Sass, nüüd Laurat, nüüd jälle mind. Nagu, okei, te meid nii, et nagu nii samal ajal. Ja nüüd te saite juba pilgu heita peale meie tänasele saatekülalisele, aga Olaf tahab kindlasti rohkem rääkida. Ma tahan alati rohkem rääkida. Nii, et nagu ikka, nagu alati, võimsad külalised on meil ja täna on ka meil võimas külaline. Meil on Aleksandr Popov. Kuidas täpselt perekonna nime? Popov. Ei, siis ma ikka enne hääldasin õigesti, siis enne me öeldi mulle just nii, nagu ma ükskõik, igatahes. Ma saan aru, et olete lõpetanud Tallinna... Oled. Olafil on probleem, ta on liiga viisakas. Ja ta tahab teietada. Jaa, ma ei tea, mis värk mul sellega on. Okei. Ma olen karm nagu Laura ja ütlen kõige. Ja igatahes te lõpetasite, sa lõpetasite Tallinna 32. keskkooli. Tõsi. Aga oota, see läheb raskeks. Oh my god, see läheb väga raskeks. Ma ei oodanud see. Nii, aga sa Kas sa olid terve aeg seal või pigem olid ainult, oh my god, ma ei suuda sinatada. Pondini nüüd. Olid ainult gümnaasiumi aastad? Ainult gümnaasiumi aastad. Ma alustasin oma niivõrd haridusteed sellises kohas, mida enam ei ole tänapäeval isegi haridussüsteemis olemas. Maja on. Ma läksin õppima Tallinna 8. keskkooli, mis asus Pelgulinna ja Kopli piiri peal. Lähiuudistesse jõudis ta umbes mõned nädalad tagasi sellega, et mitte väga kaugel sellest koolist ründas üks mees teist vorstiga. Et ütleme jätkuvalt, kodukait ei ole vähem gänksaks läinud. Kuskil 90. teisel poolel nimetati see suurepärane haridusmekka ümber Sõle gümnaasiumiks, mis nimeda kandis ka siis, kui ma 2000. aastal sealt 9. klassi küpsustunnistusega välja sain. Või mis nüüd välja sain, aga päris vangla ka ei olnud. Aga... Peaaegu. Nojah, ta oli selline tore koht selles mõttes, et see alati jäävad meelde 2 sellist põhjapanevat olukorda, õppealajuhataja Moskvitši pesemine kehalise kasvatuse tunni arvelt. Ta oli kehalise kasvatuse õpetaja ja mitte, et me oleks selle eest hindeid saanud, aga me teadsime, saame raudselt 2, kui me seda autot ei pese. Ja see oli selles mõttes selline tore kogemus, et ühelt poolt minu alati selline üle keskmise Paksamaale poisile väga sobis, ei pidanud jalgpalliväljakul ringi jooksma. Samas see Moskvitš oli tal kogu aeg niivõrd must, et me pikalt mõtlesime, et mida ta vabal ajal teeb. Ja rahvatants kuidagi ei mõjunud väga usutava kaverina, sest oli selline tunne, et ta käis kuskil off-roadi sõitmas, aga mine tea. Ja teine oli tore, et sama õppealajuhataja kunagi meie 7. klassi ajal käis
terve aasta mööda koolimaja dressides ja pesapallikurikaga. Ja see oli veel enne seda, kui UFO-de film tehti. Ja miks see, kus see tuli? See oli tal selline distsiplineeriv mõju, et noh, ta leidis, et kuna ta on kehalise kasvatuse õpetaja, siis sport on teema ja siis ta ei pea käima nagu ametlikus õpetaja riietus, seal mingi pükskostüümis või midagi, viisakalt riides nagu teised õpetajad. Aga pesapallikurikat ta kasutas sihtotstarbelist meie peal. Aga mis oli sihtotstarve siis? No kuidas kunagi selles mõttes, et vahest oli vaja õpilastele kiirust juurde anda, kui nad piisavalt aeglased koridoris liikusid. Või siis seletada kooli nurgatagus suitsunurgana kasutavatele gümnasistidele, et ikkagi nagu päriselt ei tohi kooli territooriumil suitsetada ja noh, muud selline. Kas kunagi oli ka, et kodus lihtsalt frustratsiooni maandada? Ega ma talt otse ei küsinud. Loodavalt mitte. Loodavalt mitte. Tänapäeval on... No jah, muidugi see oli selles mõttes teine aeg jah, et 2000. aastal jah, ma tulin üle Tallinna 32. keskkooli, kusjuures täiesti absurdsel põhjusel, sellepärast, et ma mõtlesin, et kui ma 9. klassi lõpueksami matemaatikas sain 5, et siis nagu läheb mul hästi, aga ütleme 10. klassi keskel ma sain aru, et seal mu matemaatiline talent saab suhteliselt kiiresti otsa, eks ma läksin, kandideerisin IT-klassi, seda ka enam ei ole nii naljakas, kui ta ei ole, nüüd on selle asja nimi multimeediaklass, kui ma õigesti mäletan. Joo, väga glamuurne. Teater ja IT pandi kokku, mitte et seal ennem väga palju vahet oleks, aga IT-klassi jah, kuidagi ma sinna sisse sain, see oli selles mõttes nagu tore, et alguses mul oli ka oma klassikaaslastega selline visioon, et noh, me saavad sellised nagu tõsised tiigrihüppe arendajad ja pärast oli välja, et ainus asi, mida IT-klassis õppimine tähendas seda, et võrreldes kõigi teistega meil 2 korda rohkem matemaatikatunde. Jah, see on ka täiesti variant. Absoluutselt. Ja siis väga paljud meist said aru, et see IT nagu filmides näeb päris äge välja, aga see, mida tegi Sandro Bullock filmis Võrk, ei ole see, mida meie teeme matemaatikaklassis 7 korda nädalas, et see, ütleme, see oli see koht, kus mingi hetk kujunes selline tore lugu sellest, et IT-klass on täiesti välja kannatamatu, sest meil kuidagi läks niimoodi, et kogu selle Mansahti peal, mis meil seal oli, 30 inimese, no ütleme kokku vist tänaseks päevaks alla 5% on seotud IT-ga kuidagi või. Ehk siis enamuses meist sai kõike muud kui IT-inimesed. Aga sellest oli 3 aastat väga lõbus meil, õpetajatel mitte väga. Oli siis seal ka mingisugune tore karakter, kes kurikaga ringi käis või mingi sama pääsega? 32 kooli, 30 keskkool oli selles mõttes nagu teistsugune, et esiteks ta oma olemuselt oli lähenemine nagu, kas ta oli väga palju teistsugune oli, aga seal oli ikka see, et kuidagi võimalusi vast oli rohkem. Selles mõttes, et Pelgulinna koolis käies, et 90-ndatel siis oli nagu pigem see, et see oli selline ellujäämiskursus, et eks meil kunagine koolidirektor vahet ei ole, mis üritus oli, et kas see lõpuaktus, seal emadepäev, jõulud, ühesõnaga, ükskõik milline põhjus koolipere kokku kutsuda, põhimõtteliselt oli üks ja sama kõne alati, et raha oleks vaja. Koolil raha ei ole ja sa teadsid, et see, et ta küll tervitas kõiki seal, näiteks emadepäeva kontserdi alguse puhul, see rääkis sellest, et raha on vaja, siis oli kontsert ja... Aga kas sa arvad, et see oli tüüpiline, et niimoodi raha küsiti või... Ei, ma ei tea, mis ta oli tüüpiline, minu jaoks oli see kuidagi muutunud, see oli sama omalaadseks olukorraks, kus 9 aastat, algklassides võib-olla väga sellele tähelepanu ei pööranud. Aga gümnaasiumi või põhikooli lõpus oli küll nagu päris naljaks, kuigi me nägime ka seda, et meie koolimaja oli selline suhteliselt halvas korras näiteks. Temaga muidugi kurb oli see, et aasta enne seda, kui kool täiesti tehti põhikooliks, tehti seal euroremont ja siis 2 aastat hiljem pandi koolimaja kinni. Et läks nagu temaga läks, aga koolimaja muidu oli selles mõttes nagu tore, et meil oli hästi ägedaid õpetajaid, aga arvestades sellega, et eks võrreldes 32. keskkooliga meil küll oli kooli ansambel, aga see ansambel oli selline laiendatud tähendus, meil oli üks väga agar muusikaõpetaja, kes võttis viimast sellest, mis oli kunagi kooli muusikaklass. Ja siis me seal võiduga pooleks enamus ajast ansambliproovist häälestasime pille ja siis, kui kunagi juhtus olemas õnnelik päev, kus enamus pille olid enam-vähem hääles, et siis vist tehti ansamblit ka, aga selliseid päevi oli suhteliselt vähe. Aga 32. oli, ma mäletan, naljakas oli see, et meie ajal taheti muuta kooli nime. Sealt oli pigem see olukord, kus karakteriks muutusin mina, ehk siis minu üks sellisega omapärasemaid käike koolidirektori kabinetti. Et mul klassikaaslased otsustasid teha filmi kooli nimevahetusest. Lõpuks muidugi nime ära ei muudetud, aga sellega oli mingi ilge epopöa, sellepärast, et mingi hetk kellelgi oli tekkinud kuskil mõte juhtkonnas, et kõik hakkasid ennast gümnaasiumiteks ümber nimetama. Isegi Sõle, 8. keskkool, eks ole, Sõle gümnaasium, vau. Ja siis mõeldi, et mis mõttes, et meil on siin numbrikool, eks ole, et
nimetame ta ka ümber ja seal oli üks naljaks loogika oli see, et oleks hetkeks oli Mustamäele jäänud 2 numbrikooli, meie ja 37. Ja see on ka asi lõpp sellega, et nimega ära ei muudetud, aga me tegime seal sellest mingit filmi ja kuidagi tekkis mingi hetk juhtkonnal arusaam, et me üritame meediakanalitele mingit materjali filmida. Ja siis ma istusin 3 tundi direktori kabinetis ja sõletasin, et ei, et ma ei tööta salaja mingi Eesti Televisiooni agendina. Et muidugi sellest filmist väga midagi ei tulnud. Kunagi aastaid hiljem ülikooli ajal ma sattusin videokassette revideerima ja ma avastasin isegi kõik selle, mis me olime üles võtnud. Ja ma avastasin, et mul arvates siiamaani nagu nende toonaste videokaameratega ma kõlasin nagu selline papasmurf, kes on alakehaga kuskil ukse vahele kinni jäänud. Selles mõttes, et see oli täpselt selline heli, nagu keegi piinaks mind samal ajal, kui ma räägin. Et seda oli päris naljaks vaadata. Ja ta isegi... Isegi te mainisid... Isegi sa mainisid seda, kui oli... Tallinna 32. keskkooli 40. juubel, siis sa kirjutasid nende kodulehele eredaima mälestuse seoses kooliajaga, et see oli midagi sarnast, et põhimõtteliselt sul on mingi videolõik või helikaader põhimõtteliselt, mida sa lubasid, et põhimõtteliselt ei kuritarvita ära. Ja meil oli koolidirektoriga oli otsene kokkulepe, et kui sellest kunagi peaks midagi tulema, mida otse loomulikult kunagi juhtunud, aga toona oli, ütleme see kümnendike entusiasm oli ikka tugev ja kõrge. Et ühesõnaga me leppisime direktoriga kokku, et enne midagi ei toimu, kuni tema ei ole kõiki neid videosid näinud. Aga enne, kui me üldse oleksime jõudnud nii kaugele, et välja mõelda, et mida ja kui palju kasutada, siis avastati, et kooli nime võistluse võitis kaaluka enamusega 32. keskkool. Ja kuidagi muutus see projekt mitte enam niivõrd päevakohaliseks. Aga hiljem see video nagu jäi kuidagi niimoodi sinna nende teiste kassettide vahele. Suure tõenäosusega tänase päevani kuskil alles. Aga ütleme niimoodi, et tugev 20 aastat hiljem seda vaadata oleks kindlasti päris lõbus. Iseasi muidugi, kas mu klassiõed seda näha tahaksid. Kuna sa oled praegu, võib küsida? 34. 34. Kui ma paar aastat tagasi lõpetasin, siis meil on enamasti praegu on kombeks ikka minna lõpetamise puhul väike reis Bulgaariasse võtta ette. Aga kuidas siis sinul lõpetamise puhul oli, milline reis teid ootas ees? Meil oli väga glamuurne väljasõit Saku valda. See päris Bulgaaria. Mitte teid kui klass, terve klassi? Meil mingit reisi ei olnudki. Meil kuidagi see asi läks niimoodi, et ma tean, et meil, nii palju ma mäletan, et meil oli vahepeal suur diskussioon selle üle, et kuidas ja mis vormis lõpetamist pidada, aga mingi hetk sõnaga kujunes asi selleks, et oli üks suur ühtne pidu kuskil mingis mõisahoones, mille nimi mul praegu ka kindlasti meelde ei tule, mis lõppes põhimõtteliselt sellega, et mingi hetk avastati taksoteenus ja siis ühesõnaga liiguti Tallinna linna avarustesse tagasi. Mina mäletan, et mingi osa minu klassikaaslastest lõpetas minu vanemate korteris. Kusjuures korteri... Koos sinuga või? Ikka koos minuga, jah. Nii hästi mulle läinud, et mu võtmed oleks ära võetud ilma minuta. See oli mingi suurem kamp või... Ei, meid ei olnud väga suur, et see 10 inimest võib-olla oli. Sellega lihtsalt naljakab selle asja juures oli see, et see, mis algas mingi glamuurse plaaniga pidada maha üks korralik pidu, lõppes sellega, et selleks, kui ma Sakust minu juurde jõudsin, siis 2/3 inimesi olid juba põhimõtteliselt ühe silmaga unemaal, et olles selline viisakas ja külalislahke noor mees, siis ma sättisin nad igasuguste võimalike vabade pindade peale magama. Ja siis nii-öelda ajastasin äratusi, et jätta mulle aega natukene koristada, nagu vanemad koju tulevad, sellepärast, et ma ei olnud nendega, seda plaani läbi rääkinud ja ma teadsin, et mu isale see nüüd vabalt väga meeldib, aga läks kuidagi ilma suuremate ohvriteta vist. Kõige rohkem sai kannatada minu kass, ma arvan. Sest et tema lemmik tugitool hõivati ära. Kassiga juhtub füüsiliselt midagi, aga küll aga klassivend ärkas kass üles, ta ei saanud päris täpselt aru, mis toimub, aga see oli päris lõbus kõrvalt vaadata. Korter ei alles vähemalt? Korter on alles siiamaani. See oli
siis Sõle lõpu oma või 32? Ei, 32. Okei. Jah, ma tean, see kõlab ka mulle pettumusena, kui 9. klassis ma veel nii gängster ei olnud. Kuigi oleks tahtnud kunagi vist ei olnudki siis nagu nii hullud majapeod, nagu tänapäeval on ikka nii palju... Minu 9. klassi oma oli ikka nagu korralik. Ja ma just tahtsin öelda, et suht sellised nagu samad rida hoiab see või sinul oli... No mina olen majapidudest ja üldse mingi korteri läbudest nagu nii palju neid kuulnud, et no hea, kui uksed alles jäävad ja nagu sellest korterist on nagu hea, et sellel mingi väärtus ka püsib siis peale pidu nagu. Ma arvan, et siis oli ikka selliseid... Kindlasti oli ka, aga tänapäeval on nagu see, tundub, et veits rohkem, et ühest majapeast kuulsin kunagi terve maja trash'it ära, lihtsalt mingi uksed, mingi telekad, kõik võimalik, mis oli nagu terve, ei olnud enam pärast pidu terve ja seal oli mingid mendibussid olid kindlasti 3-4 tükki oli just, kui ma õigesti mäletan ja sealt viidi nii täisealisi kui alaealisi minema, et siuke nagu korralik maja peale nagu. Ei no nende majapidudega muidugi nagu võivad käest ära minna, vaatast, et sinna võivad olla nagu sõprad lihtsalt astuvad sisse, vaata. Aga sellega oli minul nagu alati okei, et majapeod olid enamasti seifid, on ju. Ma räägin ikka sellest aastast, kui ma alaealine olin. Need on need ainult pead, kus olidki. Ja siis, kui ma gümnaasiumisse läksin, siis ma käisin Tartus Treffneris, on ju. Ja Treffneritel ja Härmakatel on nagu siuke vana sõbralik feud, on ju, põhimõtteliselt. Et iga kord, kui üks kool peab pidu, siis teine kool kutsub mendid, vaata. Et siis oli nagu iga kord nagu risk, et kui sa lähed Treffneri peale, siis sa olid nagu arvestanud sellega, et 50-50 mingi hetk sa pead lahkuma, muidu tulevad mendid kohale, on ju. Aga kõige parem selles oli, et ma olin 17, vist mingi 6 aega oli mu 18. sünnipäevani, siis Tartus on rokiklubi. On Heaven ja on Hell, ehk siis põhimõtteliselt, kas sa oled trepist alla või trepist ülesse. Ja ainuke sissepääs ja väljapääs ongi see sama üks trepp. Ja meil oli siis Heavenis üleval ja mendid kutsuti kohale. Sa ei saa mitte kuhugi joosta, sul on üks trepp, kust mendid üles tulevad. Ja siis ma olin nagu, et aga siin on ju täiskasvanud ja alaealist nagu segamini, on ju. Siis mõtlesin, et aga ma käitun nagu täiskasvanud. Lihtsalt lähen mööda reppi ja siis lähen mendist mööda, ma võtan sellist kinni. Vabandage. Lähen lihtsalt läbi ta nagu, ja, palun. Ise täiesti purjus. Lihtsalt läksin, tere, ma nüüd lähen koju. Sulle ei esitaks praegu mingi süüdistused? Praegu esitaks jah, mingi, ma ei tea, see oli nii ammu. Nad ei tee välja sükst asjast, aga ma vist käitusin nagu ma täiskasvanu, siis nad olid nagu jumala okk. Kõlab nagu Tartu täiskasvanu. Tartu täiskasvanu, on ju. Mind kunagi viidi mendibussiga ka minema. Kusjuures, aga siis ma olin, lihtsalt ma olin kohal, ma olin alaealine, on ju, aga ma ei olnud joonud mitte midagi. Nad lihtsalt ei viitsinud isegi kontrollida, nad viskasid kõik inimesed bussi. Ja siis ma lihtsalt sõitsin arestimajja Tartus Lõunakeskuse kõrval ja siis, kusjuures mul oli telefoni aku välja surnud, ma ei saanud kellelegi helistada ka, et tere, tahaks koju minna, on ju, taksot ka ei saanud tellida. Ja arestimajas nad öösel lihtsalt kell 2 tegid mul ukse lahti, ütlesid, mine koju. Mõtlesin, jala lähen Anne linna või? No see on ikka nagu 7 kilomeetrit kõndimist. Pohhui, mine koju. Ma siis 15-aastasena läksin öösel jala koju üksindast, et mendid viskasid mind ka majast välja. Viskasidki mendid? Ma ei saanud mitte midagi. Nagu ongi, ma ei olnud mitte midagi joonud, mingi puhusin ka 0,00 seal koha peal ja siis ütlesid, ai, laps mine koju. Isegi mendid ei taha? Isegi mendid ei tahtnud mind. Isegi mendid ei taha. Kohutav. Ma jätkan siis selle tutvustusega, mis läks juba omalt moodi teemaks edasi. Päris hea oli, jah. Et kui ma õigesti aru saan, siis sul on baka tehtud Tartu Ülikoolis. Sul on, ma nüüd ei saa aru, mis sul, kas Helsingi... Ma ei saa aru. Juba ma ei saa aru, et magistri sa tegid Londonis ülikoolis. Kas Helsingi ülikoolis sa tegid peale, mida sa praegu muidugi teed, doktoratuuri, tegid ka veel enne midagi? Enne tegin veel ühe magistrikraadi Helsingi ülikoolis. Veel ühe magistrikraadi Helsingi ülikoolis. Mis sa õppinud oled selles? Ja... Päris palju nagu. Ma olen õppinud õigusteadust, ma olen õppinud poliitilist filosoofiat. Ja õigusfilosoofiat. Ja õigusfilosoofiat ja pedagoogikat. No, päris lähed teada. Vaat, päris kõva. Sa oled õiguslektor ka, siis nagu ma tean ka, et mul tuttavad oled õpetanud. On ette tulnud, jah. Siin-seal mõned loengud anda. Ehk siis jah, et peab et te peate külalisloenguid, siis... pead mul meeldib, et ma switchin kogu aeg ära. Pead külalisloenguid Estonian Business Schoolis ka, kus siis meil Virko praegu õpib. Ja Vanalinna hariduskolleegiumis noorem pedagoog.
Teet, sa oled ka külalislektor vist? enam ei ole. enne olid Tartu Ülikoolis õigusteaduskonna õppeülesannete täitja. jah, nii keeruline see täpselt ongi. Mis see siis täpsemalt tähendab? See on akadeemiline versioon töövõtulepingust, selles mõttes, et ma olen õpetanud Tallinnas kõikides ülikoolides peale Tallinna Ülikooli. See on päris äge. Või tegelikult ma ei teagi selles mõttes, et... Päris äge, et sa ei ole pidanud Tallinna Ülikoolis. Ei, ma seda ei öelnud. Ma olen lihtsalt kuidagi, see tuleb nagu arvestades linna väiksust, on see kuidagi päris suur ringi hüppamine. Ma ei saa öelda, et see on äge, et ma ei ole pidanud Tallinna Ülikoolis õpetama, ma arvan, see oleks samamoodi kogemus. Jah, ma enne seda, kui ma tulin 2010. aastal TTÜ-sse tööle, koht, millest või mida ma pidasin 9 aastat, issand jumal, nii kaua. See enne seda peale seda, kui välismaalt tagasi tulles, siis kui ma oma mõneks ajaks õppimisega pausid, see paus läks mul pikemaks, ma kunagi ei plaaninud, et mul võtab 5 aastat aega, et doktorantuuri minna. Samas, ma otseselt selle kiire kuskil jäänud. Et siis ma töötasin paar aastat õppelesande täitjana Tartu Ülikooli õigusinstituudis, nagu mina teda kutsun, sest enne, kui ta ümber nimetati õigusteaduskonnaks Tallinnas, siis ta oli õigusinstituut seal, kus ma ise ka õppisin. Ja siis ma mõnda aega olin siin nüüd siis TalTechis, mul kogu aeg läheb sassi nende nimelühenditega, et silla peal on TPÜ ja siis oli TTÜ ja nüüd on TalTech. Ja siis võib mind leida ka Estonian Business Schoolist ja Vanalinna hariduskolleegiumist. Selle VHK-ga on kõige naljakam, sellepärast, et ma tegelikult läksin sinna õpetama inglise keelt. Just 9 aastat tagasi. See oli mingi väga imelik olukord, et ma mäletan nii palju, et mingil põhjusel 2 või 3 õpetajat ei saanud sügisel alustada ja siis minu hea sõbra nüüdseks abikaasa, kes toona seal töötas, leidis, et et kuna ma olen Inglismaal õppinud, et siis mis seal ikka, et prooviks seda keelt õpetada ka, mis tegelikult on kõvasti keerulisem, kui see tunduda võib. Ja tagantjärgi ma olen nii õnnelik, et ma ei läinud Tartu Ülikooli inglise keelt ja filoloogiat õppima, sellepärast ma oleks pidanud 5 aastat grammatikat õppima. Aga see inglise keele õpetamine sujuvalt asendus õigusaluste tunniga. Ja nüüd ma olen seda mingi 9 aastat teinud. Sujuvalt, aga ikkagi mingi põhjus pidi sul olema, et õigussuunal, õigusteaduse oi, jaa. No see põhjus oli iseenesest väga lihtne, et kui ma keskkooli lõpetasin 2003. aastal, siis põhimõtteliselt mul oli 2 valikut. Valik number 1, ajateenistus, ja toona ei olnud süsteem nii sõbralik, nagu ta praegu on, et nad teatavad sulle mingi aasta või 2 ette, et mis suga saab ja kuhu sa lähed, vaid siis oli väga lihtne, et kui sa kutse said, siis põhimõtteliselt hakkas kell tiksuma 0, et nii kiiresti, kui nad sul komisjonist läbi said, siis võisid ka otse komisjonist bussi peale minna. Sellisel? Ja mina muidugi olin, toona ma olin täiesti veendunud, et kaitsevägi on täielik aja raiskamine, mõttetu ja mida kõike veel. Ja ma teadsin, et ainus võimalus, pikendus sellest saada on minna ülikooli ja läks niimoodi, et kui ma käisin Tartu Ülikoolis 2003. aasta suvel sisseastumiskatseid tegemas, siis ma andsin paberid sisse filoloogia teaduskonda, toona kutsuti seda filoloogia õpet inglise keele ja kirjanduse erialaks. Ja mina olin täiesti rabatud võimalusest õppida kirjandust, mõtlesin, et mulle meeldib siiamaani meeldib lugeda. See on fantastiline, et lähed ülikooli, loed raamatuid, jube äge, eks ole. Pärast, kui ma aru sain, mida inglise keel ja kirjandus ennast tegelikult hõimab, siis ma hingasin sügavalt sisse välja. Et ma mõtlesin, et see grammatik, kirjandust on seal maru vähe, et rohkem ikka seda grammatikat. Ja siis ma tegin ka akadeemilised katsed, et proovida õppida sellist müstilist teadmiste valdkonda nagu riigiteadused, mis lõppes minu jaoks nende samade akadeemiliste katsetega, sellepärast, et ma olin omast arvast, ma ei saa öelda, et ma nüüd üldse ette valmistanud, aga ma ei saa öelda, et ma oleks teab, mis konti murdnud selle nimel, et akadeemilised katsed paremini ära teha. Et ma olin neid mingid eelmiste aastate teste vaadanud ja seal see asi põhimõtteliselt ma sain väga kiiresti aru, et lõpeb suht selle katsega, kui tuli välja, et katsed algasid mingi matemaatika osaga, mida tutvustas muuhulgas sama härra, kes need kirjutanud oli.
ja sellest tuli hiljem muidugi välja, et hindamisel oli olnud see mure, et test oli uus, aga vastuse lehed olid vanad. Et seal need vastused väga kokku ei läinud, aga see mind muidugi väga ei aidanud, ühesõnaga ei saanud ma riigiteadustesse ja riigiteadlast ja riigimeest minust ei tule, mis on muidugi Eesti riigile ainult hea. Ja siis ma olingi seal ma olin... Arvate nii või? Ei no ma arvan muidugi, selles mõttes, et kellel siin ikka seda jama vaja. Mis sa arvad, et sul on ikkagist ju nagu, kui sa nii palju seda õppinud oled, siis nagu ikkagi veits peaks tõmbama sinna poole ka. Kuhu riigi poole? Mind alati tõmbab riigi poole, eriti kui ma töötukassast mööda kõnnin, et ma tean, et kui 3 kõrgharidust enam ei aita, siis vähemalt riik aitab. Aga jah, õigusteaduskonda ma sattusin sellise lihtsa valemiga, et kui mu vanemad nägid, et tasuta õppimist ei tule, ma küll inglise keelde sain sisse, aga tasulisele kohale ja vanemad leidsid, et ma juba oskan piisavalt palju koolis õpitud inglise keelt, et nad ei kavatse veel 3 aastat maksta, et ma Tartus inglise keelt õpiks. Sest nad aimasid väga kiirelt ära, et kui nad poja nagu Tartusse inglise keelt ja filoloogiat õppima saadavad, siis eluaegne tudeng sealt tagasi ka tuleb. Ma tagantjärgi mõeldes, ma vist poleks seda ära õpetanud küll. Või võib-olla oleks ka, ma ei tea. Aga ühesõnaga ma sattusin õigusteadusse sellepärast, et see oli nii-öelda ainus alternatiiv. Et mu vanemad olid veendunud, et kuna nad ise on juristid, et ainus asi, millest nad on nõus maksma, on õigusõpe. Siis mind pandi suhteliselt väga lihtsa nagu alternatiivi, et kui õigusõppesse kandideerimine ei sobi, siis võta oma 7 asja, mine sõjaväekomissariaati ja anu põlvili, et nad su ajateenistusse saadaksid, selles mõttes, et või lähed tööle, eks ole. Ja mina muidugi noore mehena leidsin, et ma ikka ei taha minna ajateenistusse, et tahan olla vaba. Ja nii ma sinna toonasesse Tartu Ülikooli õigusinstituuti kandideerisingi. Ja sisse ma ka sain. Sain siis mulle 3 aastat pikendust, mis päädis sellega, et vähem kui 1,5 nädalat peale oma bakalaureuseõppe lõpuaktust seisin ma Kaitseressursside Ameti ees ja ootasin bussi. Ja see oli selles mõttes elu poolt karm kättemaks, mul selline tunne, et oleks pidanud ikka, ma ei tea, ma poleks teistmoodi läinud, kui ma oleks ise vabatahtlikult läinud, aga seekord ma ei saanud valida, kuhu ma tahan teenistusse minna. Ja sellise kurja vimkana saadeti mind teenistusse jalaväe väljaõppekeskusesse üksik vahipataljon, mis toona asus Rahumäel, mis oli minu vanemate kodust linnulennult umbes 300 meetri kaugusel. Mis tähendas seda, et õhtuti vaatasin ma kasarma aknast põhimõtteliselt oma kodu. Ja mõtlesin, et see Võru ikka tundub päris seksikas. Kui alguses ma mõtlesin, et kui mind saadetakse kuskil, et mul oli seal variante, teine variant, kuhu ma oleks suure tõenäoliselt sattunud, oleks olnud Viru 4. Sellepärast ma oskan vene keelt, et seal nii-öelda väikest sellist sisseelamiskursust läbi viia. Aga ei, sattusin ma vahipataljoni, kust mind pärast küll saadeti Pärnusse ja Kuperjanovisse seersandi õppele. See oli ikkagi toredam aeg, mitte ainult sellepärast, et ma kodu ei pidanud kasarma aknast lahtima, vaid noorem alavalitsuse kursuse nagu sai päriselt õpitud ka midagi, sellepärast, et tagantjärgi mõeldes ajateenistus oli väga palju toredat. Aga mõeldes näiteks sellise raamatu peale nagu Vahva sõdur Šveiki juhtumised esimese maailmasõja ajal, on ka väga palju seda, mis Šveikis on kirjeldatud. Mitte ainult see, et sa passid enamus ajast, vaid ütleme ajateenistus, ma nägin ka selliseid mehi, kelle kohta mul tänase päevani on nagu reaalselt küsimus, kuidas nad elasid üle 15 eluaasta. Mul oli rühmakaaslane, kes oli veendunud, et Lenin ja Stalin on vennad. Nagu täiesti süüdimatult, ta oli täiesti selles veendunud, vaatamata sellele, et me näitasime talle pilte ja seletasime, et üks on tatarlane ja teine on grusiin ja sündisid erinevad kohtades, erinevad vanemad. Ei, tal oli mingi kiiks ja tema oli täiesti veendunud, et 2 nii suurt meest, nagu seda on Lenin ja Stalin, kuigi tehniliselt Lenin oli suhteliselt väike, on ikkagi vennad. Ja siis ma mõtlesin, et ma pean selle mehega lahinglaskmistele minema. Kas te teete nalja minuga? Meil sõidab lennuk üle. See on see uus seiredroon raudselt. Tuldi kuulama, mida ma siin kokku ajan. Sulle tuldi järgi. Vahipatt tehniliselt on teisel pool mäge. Ja juba kuulsid ära kõik. Seal kõrval on teabeamet. Aga sinu sõbral või siis klassivennal on potentsiaali poliitikas, jääb alati endal kindlaks. Ükskõik mis... Et küsid ühe küsimuse, siis vastab sellega, mida ta ise tahab. Just. No õnneks ta ei olnud mu klassivenn, et seda ma ei pidanud kannatama. Sõbrad me ajateenistuse jooksul rühmakaaslastena me ikka üritasime kokku hoida. No eks tal ikka ole mingid oma head ja vead. Lihtsalt
see tundus kuidagi müstiliselt naljakas. Temal muidugi selles mõttes vedas ja ei vedanud mitte ka, et ta ise polnud Tallinnast. Et ta oli ühe Eesti saare pealt, et tal oli ühelt poolt oli hea, koduigatsust väga ei olnud, samas teiselt poolt tema oli see õnnetu mees, kes alati, kui meile linnaluba anti, jäi kasarmusse, sellepärast, et toona oli sõduri toetus 100 krooni kuus. 100 krooni kuus. Eesti krooni veel, mis kõige olla. Oleks need Rootsi kroonid oleks veel parem olnud, aga tema jaoks 100 Eesti krooniga kuus on glamuurset sõitu saarele ja tagasi väga ette võtnud. Kui sa just ei ujunud sinna või midagi. Siis... See oli nüüd Kuperjanovis? Ei, see oli Tallinnas. Ega Vahipatis, jah. Et see toona kuidagi läks niimoodi, et minusuguseid tallinlasi oli seal vähem. Neid õnnetuid, kes olidki reaalselt Võrumaalt või Saaremaalt või Hiiumaalt, oli meil päris palju. Noh, aga selles suhtes, et ikka võid välja minna ja 2 ööd pidu panna jutti ja see ka variant. Selles mõttes, jaa, tõsi ta ju on. Siis oli ka ju ikka vana hea Musumägi ka olemas, kus sa saad pingi peal... Kas sellel aastal sai üldse nagu 100 krooniga ära elada? Ära elada... See tundub nagu väga ulme. Proovisin nii kaugele tagasi mõelda, aga nagu 100 krooni on ikka nagu... No 100 euriga. Aga kui sul kulusid ei ole selles mõttes... Kui sul mitte midagi muud ei ole. Jah, ütleme niimoodi, et kui tal oleks olnud see võimalus, et ta oleks saanud ööseks tagasi tulla ööbima, mis oli tagistatud selle poole pealt, et teatavasti joobs ei tohi pataljoni territooriumil ilmuda, mis tähendas seda, et kui ta oleks mutibaari läinud, siis ta oleks kindlasti saanud nagu kasarmusse. Ma ei ütle seda, et ta kogu aeg istus, ta käis ikka vahepeal, nagu ta ise ütles, pealinna ka vaatamas. Ja ei, ta oli selline, sõitis Raekoja platsile, jalutas mööda vanalinna. Lõpuks oli tal see suhteliselt peas, mitte et seal võtaks nagu meeletult aega, et Tallinna vanalinn enda selgeks teha, aga ma arvan, tal on nüüd elu lõpuni vanalinnast küll ja veel. Aga midagi vast sai, aga... Flashbackid tulevad, kui vanalinnas käib. See koht, see bussipeatus, need monumendid. The horror. Bermuda kolmnurk on see äkki. Toona see Bermuda kolmnurk oli natukene teissugune, sellepärast, et nii imelik, kui see ka ei kõla, siis enne mitut nimevahetust, siis omal ajal see, mida me tänapäeval tunneme glamuurse nime Route 66, siis ta oli üheks olema, toona ta oli minu meelest veel nimega baar. Et siis ta oli ikka täitsa nagu enam-vähem aktsepteeritav eneseväljendusasutus, et seal oli väga populaarne karaoket laulmas käia. Aga kuna mu rühmakaaslane suurem asi laulumees ei olnud, siis see karaoke väga ei tõmmanud. Samas, eks selles mõttes, et seal õhtul ikka keegi kannuga vastu pead sai, et ega traditsiooni ei saa murda. Jah, selles suhtes mul pole kohe mitte midagi selle peale kosta, et tavakas. Aga võib-olla mind see kõige rohkem huvitab, aga ma tahaks teada, kuna meil nüüd on uus valitsus, ma pean sinna minema, I have to go there, just have to go there. Mind väga huvitaks, mis sinu arvamus praeguse olukorra ja meie uue valitsuse ja ütleme meie koalitsiooni ja opositsiooni mõlema kohta arvamust avaldada. Kuidas siis tänapäevane valitsus nii-öelda üritab kristliku olukordaga veits Eestisse suunata? Üks uudis oli reaalselt. Ma seda kristliku osa kohta pole lugenud. Ma arvan, et kui niimoodi võtta, siis eelmiste Riigikogu valimiste puhul ja kuna meil nüüd käivad Eesti kõige ebapopulaarsemad valimised rahva hulgas, eriti just siis Euroopa Parlamendi valimised. Aga 2 asja, mis minu meelest kõige naljakamad, üks oli see, et minul ei tule vähemalt jälgides ette, et keegi oleks nii ilusti suutnud ennast valimistel presenteerida, et vabastada ennast nagu kõikidest mandaatidest Riigikogus, nagu Vabaerakond seda suutis, et 8-0 on ikka päris korralik kukkumine. Et see oli selline omalaadne, et võib-olla see mingi mitmeks erinevast tükiks lagumi näitas, aga ma arvan, et ma olen ise siin avaldanud arvamust, et minu meelest meil nii kuri, kui see ka ei kõla, ongi mõeldud sarkastiliselt kõla, meil täpselt selline valitsus, nagu me oleme ära teeninud. Selles mõttes, ma ei mõtle seda kristlikku osa, aga kas on pigem siis pigem negatiivses või positiivses? Negatiivses. Minul selles mõttes, et ma ei jaga kindlasti ühegi parteiga kõiki seisukohti. Naljakas on see, et kuni nende valimisteni ma eelmistel kordadel pikalt olen valinud
sotsiaaldemokraate, mille eest ma olen kunagi korduvalt ikkagi vastu päid saanud. Miks mu noorem vend on veendunud, et sots on nats, see selleks. Sots on nats. Jah, see on pikk. No hea slogan, aga... See on huvitav. Ja, no ütleme, ma arvan, et lähiajal seda keegi postri peale ei pane, vähemalt sotsiaaldemokraatiga selle aga kui keegi Riigikogus seda podcasti praegu vaatab, siis varsti see tuleb ka. Kindlasti. Sots on nats. Selles mõttes, et noh, ütleme niimoodi, et mis ma arvan, on see, et poliitiliselt võttes ma ei ole üllatunud sellele, et me eelmine peaminister tahtis jääda peaministriks. Oleks saanud nagu väga naljakas vaadata, kedagi selline, et okei, no Kaja võitis rohkem hääli. Ma ei taha olla peaminister. Teiselt poolt mõlemal erakonnal, nii Keskerakonnal kui Reformierakonnal oli keeruline, sellepärast Kaja Kallas oli otse välja öelnud ju algselt, et ta nagu Reformierakond ei kavatse Keskerakonnaga mingit läbirääkimisi pidada. Aga valimistulemused näitasid, et seda lubadust on jube keeruline pidada. No ütleme niimoodi, et minu ainus alternatiiv, mis oleks olnud reaalne, mis hiljem ka läbi kukkus osaliselt, oleks see, et oravatel oli võimalus siis kutsuda laua taha nende jaoks rohkem sobilik vast Isamaa ja sotsiaaldemokraadid ja proovida sealt midagi saada, mis oleks jätnud siis nii-öelda... No saaks Isamaale jällegi kahjulikum... No jah, seda küll, selles mõttes, aga see oli neil selles mõttes, see oli kõige mängitavam alternatiiv võrreldes sellega, et alustada siis nii-öelda seda proovi kuidagi kokku mängida Keskerakonnaga, mis lõppes nagu sellega, et seal see mõlemapoolne egotrip viis selleni, et nad suht kiiresti said aru, et sealt mingit armastust nad kaotanud ei ole. Aga Keskerakonna jaoks see stsenaarium, mis neil on kõige mõistlikum, no mitte kõige mõistlikum, aga selline jaoks kõige loomulikum peale seda, kui neil Reformierakonnaga otseselt sellest mängust midagi välja tulnud, eks siis, et ma arvan, et meie see valitsus, meil ei ole ju siiamaani tegelikult lõplikult valitsust kui sellist koos, eks ole. No, okay, meil on uus rekord, mida kindlasti ma ei ütleks, et oleks pidanud saavutama, aga saavutati, et ma ütleks niimoodi, et see, mis on toimunud siiamaani, on olnud suuresti ühelt poolt ühe konkreetse erakonna poolne sotsiaalmeedia ärakasutamine ja ma mõtlen ainult seda, et Ruuben Kaalep seal oma näppe üles loopis, vaid ütleme, sellest ühest žestist ja selle levitamisest sai tema kindlasti rohkem profiiti kui need inimesed, kes seda fotot tiražeerisid, eks ole. Samas tõsi ta on, et teatud meie ministrite väljaütlemised pehmelt öeldes absurdsed. Samas, poliitika üks osa ta paraku selline õnneks. Minu praegune arvamus on see, et meie peaminister ei ole võimeline seda valitsust veel täiel määral kontrollima. Mitte lihtsalt sellepärast, et ta ei taha osades olukordades kommenteerida, mis võiks ühelt poolt olla arusaadav, samas teiselt poolt, kui peaministri kommentaar selle peale, et teisest riigist tulev endine europoliitik käib Eesti Vabariigis ühe erakonnaga kohtumas ja meie peaminister ütleb, et mina pole teda siia kutsunud ja mina ei vastuta. Päris niimoodi nagu ei tööta selles mõttes, et kui sa oled peaminister, siis nii kurb kui see ka ei ole, aga sa vastutad kogu oma valitsuse eest, isegi siis, kui üks sinu ministritest on määramata. Samas teiselt poolt, võib-olla selle riigiteaduste poole pealt minu jaoks oli päris naljakas vaadata seda, et suur toetus konservatiivile tuli väljaspool Eestit. Ehk siis eestlastelt, kes elavad näiteks Soomes. Et jah, seal vahepeal oli see mingi suurepärane mõte, et kõik need inimesed tulevad Eestisse tagasi. Mina ei nüüd nii sinisilmne ei oleks. Mina ei suuda uskuda seda, isegi kõige paremal päeval ei näe mina seda, et inimesed, kellel on sotsiaalsed hüved, mida nad Soome Vabariigilt saavad ja see süsteem, mida nad seal naudivad, üks hetk otsustavad, et konservatiivid said võimule, ma lähen nüüd Kundasse tagasi. Või kuhu iganes mujal. Tõsi, aga mis oli veel seal huvitav, et hästi paljud just noored hääletasid nende poolt. Selle kohta mul täitsa oma teooria. Ma tahan. Ta pista nüüd otseselt väga pilu oma, aga ma sattusin sellest mõni aeg tagasi rääkima ühe tuttavaga ja sinu poolt täiendatud teooria äkki siis? No jah, eks ta nii ole, mis ta nüüd teooria, et me jõudsime arvamusele, et ma arvan, et osade noorte jaoks oli see selline pulli tegemine. Selles mõttes, et
kuna puudus täielik pilt sellest, et mis siis saab, siis osade jaoks, mõne jaoks kindlasti see, lubadused selle kohta, et stiilis, ma ei tea, langetame makse, tõstame palku, miks mitte, noorele inimesele ikka tore. Jama muidugi selles, et kui sa nagu lõpuni ei saa aru, et mille arvel tõuseb, siis see alati nii lihtne ei ole. Oli kindlasti neid, kes hääletasid näiteks sellesama EKRE poolt või Isamaa poolt või kelle iganes poolt, sellepärast, et kutsuda välja mingit, ma ei tea, vastupidist reaktsiooni, eks ole. Ma kujutan ette, et kui sul suguvõsas enamus on EKRE poolt, siis ma ei tea, sotside poolt hääletamine vabastab sind järgmiseks 20 aastaks suguvõsa koosolekutel käimistest või midagi, et mis osadel võib päris lõbus olla. Aga kui palju sa arvad, et praegu selline mõjutamine või pere poolt, nagu just selles mõttes, et üks on see kasvatus, üleüldiselt kasvatus, et sul tekibki selline arvamus, aga teine poolt, et sa oledki konkreetselt teisel arvamusel, aga sa ei saa, sest vanemad, a la see näide, mis sa tõid. No ma arvan, kas ta nüüd alati, kindlasti mingites perekondades on seda ka. Kasvatus, see on pigem selline, mitte ainult perekond, vaid see on sellised väikeste sotsiaalse grupi sisene küsimus pigem. Et kui me niimoodi vaatame, siis näiteks Pärnumaa, eks ole, et paljud inimesed olid, et mina enam Pärnus ei puhka, sellepärast, et enamus pärnakaid hääletas EKRE poolt. Nii, ja kuidas see Pärnus puhkamisega seotud on? Selles mõttes, et siin on näiteks osades ringkondades oli must väga selgelt näha, et on parteid, mis on alati olnud, Keskerakond näiteks on Tallinnas alati väga edukas, mitte ainult Lasnamäe pärast, aga väga suures osas Lasnamäe pärast ka, eks. Siis ütleme väljaspool Tallinnat olid just konservatiivid edukamast, nende sõnum oli lihtsam. Ütleme, kui sa elad, meie ema näiteks on pärit Viljandimaalt ja vahest, kui ma satun Viljandimaale ja näiteks ema on üles kasvanud väikeses külas nimega Meleski, enamus eestlased ei tea isegi, kus see on. Kunagi oli seal Nõukogude Liidu number 2 klaasivabrik, Eesti number 1. Nüüd on sellest klaasivabrikust järele läinud Varemed, eks on talgus põlesta maha, eks ole. Ja põhimõtteliselt on selline koht, kui buss ka ei käi. Et see koht on ära unustatud, aga kui sa oled näiteks selles kohas ja mida kohalik inimene ütleb, et hääleta minu poolt, ma panen bussi käima, muidugi ta hääletab. Keegi ei hakka mõtlema selle peale, et, ja mis on ka arusaadav, et inimeste prioriteedid on teissugused. Tallinlasena, või põhimõtteliselt elupõlise tallinlasena, vaadates kodulinna, siis jah, me saame rääkida sellest, et muidugi meil peab olema, ma ei tea, toetus välistudengitele näiteks, muidu oleks tõesti kõvasti teistsugune koht. Aga kui sa mõtled selle koha pealt, mis oli näiteks konservatiivide põhiline sõnum, oli see, et nende vastandumine töötas nende heaks. See on sajandeid vastu pidanud poliitika, et sa alati on vaja, sotsiaalsel grupil on vaja sellist omalaadset nagu vaenlast, kelle vastu võidelda. Ja pluss selline konkreetsus nad ütlesid kõik välja, mis nad lihtsalt mõtlesid. Nad olid lihtsalt nii kuradi ausad. Ja see konkreetsus ja võib-olla isegi lihtsus nende sõnumite taga, samad teooriat ju põhimõtteliselt, teooria oli Trumpi taga ka. Et sellepärast ta oli ka hästi populaarne, et tal olid sellised, kui sa üleüldiselt tema lauseehitust vaatasid, ta oli selline hästi lihtne. Kas sa saad loll öelda otseselt selle kohta? Ja ma saan loll öelda, aga see oli nagu läbimõeldud loll. See oli läbimõeldud loll. Ma ei ütleks, mina võib-olla ei kasutaks terminit loll, aga väga lihtsad laused, väga konkreetsed ja väga arusaadavad võib niimoodi öelda. See on see, et ta viie sõna reegel. Ta läheb inimestele peale, sest et nagu need inimesed, kes on tõesti mingi suurlinnadest eemal, kes ei ole nagu ongi mingi linna inimesed, ta läheb nendele inimestele peale, sest et nagu ta kasutab sõna bigly, mida ei ole olemas. No mis siis? Donald Trump on miljonär, kes suutis veenda USA rednecke, et ta on küll miljonär, aga ta on nende mees. No selles mõttes, ta läkski sellistesse kohtadesse, kus tema staatus tavaliselt kutsuks esile miinimum sõimu, maksimum see, et keegi üritab su põrsas ühes kaina, siis ma ei tea, vindpüüs teisest traki kalla ajada selles mõttes, et sul on midagi, mida neil ei ole. Ja Trumpiga võrdlus võib olla on mingil määral ka selles mõttes korrektne, et tema puhul, või ta praegu on veel populaarsem, kui ta oli siis, kui esimest korda presidendiks valiti. Et hetkeseisu statistikat Ameerika Ühendriikides näitavad, et suure tõenäosusega, kui midagi väga radikaalselt ei muutu, siis on tal väga suured šansud veel teine ametiaeg ka USA president olla.
aga noh, see on eraldi küsimus, aga tema puhul oli ju samamoodi, et kui ma mäletan, kui Donald Trump valiti aasta siis, mis ta oli meil 2017 pidi see ei, 2016, kui tulid sama päev, kui avalikustati Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste tulemused, jah, see oli 2016, samal päeval, kui avalikustati tulemused selle üle, et Donald Trump saab Ameerika Ühendriikide presidendiks, toimus Riigikogus Taavi Rõivase umbusaldamine. Ja. Mul jäi see puhtalt sellisel näljakal olukorral mõelda, et see oli sama päev, kui ma maandusin sellises toredas riigis nagu Armeenia, käisin konverentsil ja see oli selles mõttes väga näljakas olukord, ma jõudsin Armeeniasse ja hommikul esimene asi minu väliskolleegid tahtsid mult teada, et mida mina arvan sellest, et Donald Trump saab USA presidendiks ja mina lihtsalt Eesti poisina leidsin, et ma väga midagi sellest ei arva, et meil täna umbes välja nagu väike laps kommiga, et meil umbusaldatakse valitsust, aga mis on nii õnnelik oled. Noh, ma ei tea, selles mõttes vaatame, mis saab. Aga Trumpi puhul ju hetkeseisuga ta ei osutunud nii hulluks, kui paljud kartsid. Sellepärast, et tema nõunikud hoidsid teda vaos. Et selles mõttes, et mina loodan, et meie peaminister võtab ennast ka lõpuks kokku ja otsustab siis nagu hakata peaministriks. Mitte korvpallitreeneriks. Aga ma arvan, et mina üldse ei uskunud, et tegelikult see nii hull tuleb see Trumpi poolt, mis mina isiklikult ei uskunudki, aga jällegi, kes teab, pärast oleksin iseenda sõnu söönud. No Trumpil on ju igastas see ka, et nagu ta on miljonär nagu ta oli ja rikas inimene, äriinimene, siis sai presidendiks, ta vajutab poliitiliselt, ta nagu põhimõtteliselt kontrollib riiki suurelt, et nagu kõik, mis ta Twitteris postitab, kõik mõjutab kõike, nagu et ongi mingi majandus, uudis, mingi börs, kõik on seotud selle. Ta juhib riiki nii, nagu ta juhiks oma ettevõtet. Ta kolis suuremast kabinetist veel suuremasse kabinetti. Nüüd mingi, mis see viimane suur tweet oli, et kui Iraan tahab seda, siis selle nad saavad. Et muidugi ma kuulsin uudistest, et Iraan nagu üritab neid maha rahustada, aga nagu praegu on USA see Trump on siis Iraaniga on selline naljakas lugu, et vähemalt seda rääkis mulle üks iraanlanna, et seda ma ei ole lõpuni kontrollinud, aga vähemalt väide oli tal selline naljakas lugu Iraani puhul on see, et iraanlased armastavad Ameerikat kultuurilise poole pealt, sellepärast nad tahaksid kõik, kas nad tahaksid, et Iraan kas oleks nagu Ameerika, mis on religioosselt juba keeruline, või siis nad tahaksid reisida Ameerikasse. Aga korra aastas tuleb USA lippu põletada, sellepärast, et muidu kohalikud usujuhid saavad kurjaks. Et see on selline olukord, kus sul on inimesi, kes tegelikult sooviksid elada teistmoodi, aga nad saavad väga adekvaatselt aru, et sotsiaalne reaalsus ei ole selline. Just, ega see kultuurilise revolutsiooni mõju ju tegelikult, kui ma ei tea, kas Eestis on natuke keeruline neid näiteid tuua, aga praegu, kui mõelda selle peale, et kui siin eelmiste nädalate üks selline omalaadne uudis, mis mõjutas tegelikult väga suuresti ka Eesti meediamaastik, oli see, et Eestis hakatakse filmima Hollywoodi filme, eks ole. Paljud, suur casting. Ühelt poolt sa mõtled, filmitakse Hollywoodi filmi, eks ole, kui palju see saaks mõjutada. Aga samas, kui me nüüd mõtleme selle peale, et pea 3500 inimest pani ennast kirja castingule, ilma et nad oleks kunagi üldse teada, mis asi see on. Puhtalt selle pärast, et äkki, võib-olla ma olen 3 sekundit Hollywoodi laval. Kusjuures Eesti on isegi nagu USA mingi sarjades ja filmides nagu kuidagi nagu isegi nimepidi juba rohkem välja. Ma vaatasin House of Cards. Jaa, aga Eesti kujutamine USA sarja. See on alates sellest Kivimees või selle filmist, et seal see jäätunud vend vaatus, et ma olen Eestist pärit ja siis inimesed seal pihta. Tudengid ütlesid talle, et ta on Stoniest, kui nad ise ei teadnud pärast täpselt, kus kohas ta on. Kas isegi Tõde ja õigus ei tehtud natukene sellise Hollywood stiiliga? Tõde ja õigus meenutab mulle väga sellist nagu katsetasime teha True Detective'it, aga me ei leidnud nagu põhjust, et miks Andres ja Pearu võiks kõrvale ka mõnda mõrva uurida samal ajal, kui nad kraavi kaevavad. Mis oleks iseenesest selline hea alternatiivne võte. Aga mulle meeldis see stiil isegi. Kuidas sa Tõde ja õigusega rahul jäid? Pole seda veel näinud. Pole näinud? Mis teil viga on? Ei, kuidas see võimalik on? Ma tean. Mina ütlesin naljakas, ma tean, ma ootan seda hetke, kui nüüd ma plaanin seda vaatama minna, sest haip on läbi ja nüüd saab rahulikult minna, sest ma teadsin kohe, et kui ta välja tuli, ma põhimõtteliselt olin veendunud, et ma kohe alguses kinoteatritesse ei jookse, ma annan võimaluse teistel ära käia, üksteise peale närvis olla ja karjuda ja ma tean, ma tegin oma tuttavale ka selle spoileri, et Krõõt sureb ära, sest oli väga minu peale kuri ja küsis, kuidas sa tead, kui sa pole filmi näinud ja mõtlesin, et ma lugesin.
aga nii kurb, kui see ka ei ole, see on selles mõttes reaalne. Minu meelest ma olen väga tänulik nendele inimestele, kes selle asja tegid ja ma loodan, et noh, ütleme, jätkatakse. Ja tõepoolest 4 osa on veel, kuigi selles mõttes Tõde ja õigus raamatuna on mulle alati meeldinud, et sa näed, et eestlase jaoks maalt linna kolimine ei päändinud millegi heaga. Noh, maal nad olid lihtsalt, eks ole, üksteise pole, aga rahvas tegi tööd ja kohe, kui nad jõudsid linna, miinimum 1 inimene nagu teeb enesetapu selle raamatu jooksul ja vähemalt 1 inimene lastakse maha. See on selline, et noh, et me olime gängsterid juba 20. sajandi alguses. Kas oled kõik osad läbi lugenud? Jah. Ma vihkasin Tõe ja õiguse raamatuid. Läheb selle depressiivsemaks. Ma lihtsalt vihkasin, need olid minu jaoks tollel hetkel nii sitasti kirjutatud, et ma tahtsin reaalselt, ma võtsin 5 lehte, võtsin vahelt, lugesin lõigu, võtsin 5 lehte, lugesin lõigu, lugesin kokkuvõtte ja tegin oma lugemiskontrolli koolis ära. Nüüd, kui ma vanem olen, ma austan seda, aga sellel hetkel, kui mind sunniti lugema, ma olin selleks elu sees valmis, see tundus lihtsalt nagu kohutav. Ma lugesin esimest ja teistele me tegime kõikidele kokkuvõtte. Ma lugesin esimese ja 4. Mul oli millegipärast esimest ja 4. Esimene mulle... Ma huvitav kooslus. Jah, ma ei tea, mul teist ja 3. millegipärast... Esimene mulle meeldis ja siis teistelt nii palju kui kokkuvõttes, noh, väga meeles pole need teised. Noh, muidugi esimene on kõige rohkem meeles, sest praegu vaatasime just filmi. Aga kohta. Selles mõttes, et film on seda haipi väärt, sest et see oli tõesti nii, et... Ja ma loodan, et seda filmi promotakse, mitte promotakse, aga ütleme see... Ma isiklikult arvan, et üks põhjus, miks ta niimoodi tehtud, nii palju, kui ma olen neid treilereid näinud ja mida kõike veel, et selle filmilik just see režissööri töö pool on kindlasti, ma arvan, on mingil määral mõjutatud soovist, et see film oleks midagi rohkemat kui lihtsalt see, et kõik need, kes selle viitsin lugeda, saavad kinos ära käia. Sellepärast, et kui me mõtleme Eesti, meil siiamaani, eks ole, filmid, mis on olnud ühel või teisel moel edukad, Vehkleja näiteks, eks ole, või eestlaste jaoks üldse... Nüüd ma pean ausama, ma pole Vehklejat näinud. Viik. Niik. Mis film see on? No näed, vana hea Google aitab. Ma tean sükest filmi, mis on ka kuidagi auhinnatud, mis oli mingi apelsinidega seotud. Te ei kujuta ette, kui palju üldse meil mingeid vestlusid siin on ja siis Virko on lihtsalt nagu, või mis asi see on, nagu ta pole nagu, mul ei tule praegu näited, aga Laura võib kinnitada, et on suht tihti on basic asjadega, just nagu basic asjadega, Virko on nagu ma ei tea, kutid nagu, ma pole ka Vehklejat, nii et vähemalt olen kuulnud. Kusjuures selle Tõe ja õigusega lugesin pikka artiklit nendest special effectidest, mis sinna filmi pandi. Ehk siis selles filmis on sama palju siis videotöötlusefekte, kui on siis põhimõtteliselt Transformerite filmis, mis on üleni sci-fi põhimõtteliselt ja üleni nagu robotitest. Et seal on peidetud nii palju efekte, mida ise ei oskaks nagu tähele panna, aga ma lugesin siis artiklit ja siis kui kasutada neid Adobe Lightroom näiteks, saad võtta pildi ja siis teha pooleks, et sa nagu tõmbad seda joonekest seal, et sa näed, mis on originaal, siis kui tõmbad joone, sa näed ära, mis on siis nagu pärast töötlust. Ja samamoodi sa näed, et seal on lihtsalt need blue screen'id igal pool, siis sa tõmbad selle ja sa näed, milline siis oli filmis. Ja nagu see on uskumatust, et literally pooli majasid polnud olemas, linna polnud olemas, kirikut polnud seal olemas, kus need kõik olid. Siis see haud, mis oli tegelikult, seda ka ei olnud olemas, see haud on ka töödeldud sinna, kuhu kõik sisse maeti, need kõik on põhimõtteliselt efektidega tehtud, aga me, inimesed, kes lihtsalt vaatavad filmi, pole aimugi. See on odavam produktsioon. See on kallim. Eesti film, see on kõige kallim Eesti film, mis üldse on tehtud. See on meeletu summa oli ikka sellega. Aga see on nagu tõesti, see film oli ikka 245 on ju, ma läksin Apollos, siis Story toolil oli, tõmbad jalad ka üles, vaata nagu oleks voodis ja terve aja. Ma mõtlesin küll, et tava just on ennast snäkke ja siis mingi söön on ju, siis me terve aja oli niimoodi. Kas sa nutsid? Ei, ma ei nutnud. Sellepärast mina ei nutnud, aga kinos oli kuulda inimesi, kes lihtsalt proovivad, jumala. Ma ei tea, kui tõsi see on, sest isegi Tom ütles, et vähemalt Facebookis ütles, et isegi paar pisarat poetas. See oli siis meie esimene saatekülaline. Et ma ei tea, kui tõsi see muidugi on, aga... No seal olid emotsionaalseid kohti oli. Ja päris hästi oli välja mängitud see. Minu arust kõige parem oli, spoilerid, kes ei ole näinud, ma ei tea, ta teab ju. Nagu raamatut lugenud, on ju. Siis kui Andres Marile peksa annab. Vaat see kaader oli filmis räigelt hästi tehtud. Ikka nagu räigelt hästi. Eesti mees ja perevägivald. Jah, et see nagu... Aastasadu harjutatud traditsioon. See on evolutsiooni käigus nagu eestlastel lihtsalt nagu ongi. Mulle isegi võib-olla seal kõige paremini
tuli välja see Andrese muutus, kuidas ta alguses, kui ta sinna Vargamäele läks ja siis kuidas, nagu seda oli nii hästi, seda character development'i nagu lihtsalt nii hästi näha, see oli nii hästi välja toodud ja see ei olnud nagu äkki, see tuli nagu vaikselt, täpselt nagu raamatus ka ja see tõesti oli minu jaoks, mulle tõesti see film meeldis, mulle meeldis, kuidas sa nägid, kuidas üks inimene tööga ja isegi ütleme mingil määral, kuidas teiste inimeste mõju võib sind lihtsalt nii palju nagu muuta lihtsalt. No vot, nüüd tuleb loota, et see, kui seda filmi väljaspool Eestit vaadatakse, siis on see, mis neile meelde ja mina siin enne rääkisime sellest, et kuidas USA meedias Eestit näed, minu jaoks vist esimene kogemus mul see sellest Kiviaja inimese kohta, see tuli kuidagi hiljem, ma küll olen seda filmi näinud, aga ma kunagi ei mäletanud seda Estonia osa. Aga esimene kord, kus ma reaalselt nägin Hollywoodi filmis mingid viidet Eestile, oli David Duchovny film Playing God, mis on tänaseks päevaks pea 20 aastat vana vist. Ta mängib seal, filmi süžee on arstist, kes narkosõltlasena põhjustab patsiendi surma ja siis avastab, et selleks, et oma elustiili edasi pidada, siis üks võimalus raha teenida on siis vana head organiseeritud kuritegevust meditsiiniliselt toetada ja siis kuskil seal filmis on mingi selline stseen, kus ta saadetakse kõrbesse mingisse treilerisse, kus on siis vana hea amfetamiini tootmislabor, enne kui Breaking Bad populaarseks sai midagi. Ja selles, kui ta küsib siis, et mis juhtus, et kuidas ühel härrasmehel on kõhuhaav, siis teine mees ütleb, et teda löödi kirvega kõhtu. Ja selle peale siis David Duchovny karakter sellise kaastundliku näoga küsib, et kas nad olid venelased? Ei, eestlased. Ja ma istusin ma olin Sõpruse kinos seda vaatamas ja kuidagi ma leidsin ennast mõttelt, et pagan, et mul toona puudus ettekujutus sellest, et milline võiks Eesti organiseeritud kuritegevus USA-s olla või üldiselt. Aga mõtlesin, et huvitav, et miks siis nagu kohe eestlased või kus nagu selle peale tuldi. Ja see oli kirvega? Kirvega kõhtu, jah. See tuleb väga tuttav, sest oli ka uudistes mingi ka 5 aastat tagasi, kus noored ajasid, üks noor ajas teist kirvega kuskil. No vot, see on see Hollywoodi mõju, eks ole. Oot, kirvega, mul kõige parem story, mida te ever kuulnud olete. Need läheb sinna tagasi sinna noorte majapidude juurde. Põhimõtteliselt minu Annelinna kodu Tartus on siis paneelmaja 5. korrus, viimane korrus, lifti pole. Ja täpselt meie all oli siis kunagi pidu. Seal korteris oli kogu aeg pidu. Aga kõlab nagu korter kirvega. Peaaegu, jõuame selleni. Mina olin äkki siis, ma ei tea, mingi 5-6-ne, aga see story on nagu elu lõpuni meeles ja ma ikka viimasel ajal räägin seda nagu kõigilast, et see tuli mul meelde ja ma ei saa mitte rääkida. Öösel on siis pidu ja minu vanaema, tollel hetkel veel olid nagu mitte hallid juuksed, onju, aga ikka siuke kena lilleline öösärk on seljas, onju, mis ta oli siis mingi 55 või midagi siukest, onju. Ja siis öösel see pidu läheb ikka nagu üle kätte, et liiga palju draage ja liiga palju lärmi ja liiga palju alkoholi ja keegi teeb midagi puruks ka. Ja kujutlege siis pilti, et te olete purjus ja weedi tõmmanud, teete korteri ukse lahti, siis keegi koputab ja teile vaatab vastu öösel kell 2, vana inimene lillelis öösärgis ja kirves käes. Väga Tammsaarelik temast. Põhimõtteliselt läks kirvega ukse taha ja ütles, et raisk, lõpetage pidu ära, ma kutsun politsei. Ja eks need noored olid nagu liiga hirmul ja lõpetasidki peo ära, aga olgem ausad, mina ei tahaks elu sees midagi sellist nagu näha. Et keegi tuleb sulle kirvega ukse taha. No pigem lõpetab kohe ära siis nagu... Oleneb, kelle vanaema on. Jaa. Kui sa tead, et on selline chill vanaema, siis saab alati peole kutsuda. Isegi politsei ei ole nagu nii hirmus kui kirvega vanaema lillelises öösärgis. Eriti Tartu. Ma jätan ikka lillelises öösärgis, jätan sinna nagu. See on nagu siuke klassikaline horror story stseen, vaata. Teed ukse lahti ja mõrvar on lillelise öösärgi ja kirvega sul seal. See on jumala hea idee aga filmis. Ei, aga samas see oleks võib-olla isegi selles mõttes Annelinna kontekstis isegi hirmutavad. Minul tavaliselt Hollywoodi filmide puhul, õudusfilmideks, aga ütleme, selles saaks siis teha kas mingi sellise vana hea screameri, et kus nagu järjekorras peavad kõik nagu ära surema. Kuigi need on täpselt need filmid, mis mul on alati olnud väga ebaloogilised, et isegi kui sa oled täiesti paanikas, hirmunud cheerleader, siis äkki sa aju ikka nii palju võiks aru saada, et
nagu maja pööningule joosta mingi tüübi eest, kellel on kroks peas ja ta ajab siin nagu kirvega taga. Ei ole kõige loogilisem, jookse naabrite juurde. mina alati kunagi ei saa aru, kuidas täpselt see kõige kriitilisemal momendil sa fucking suudad koperdada. Ma võib-olla lihtsalt ei saa aru. Minu arust on iga kord, sa hakkab jooksma ja kohe esimene kas puujuurikas või ma ei tea, laua nurk, ta koperdab maha ja ma olen lihtsalt nagu, kuidas? Nagu... Aga see on kindlasti mõne inimese jaoks kandvam koht skriptis. Mingid tüübid on mingi 2 nädalat vaielnud, nagu kui kiiresti ta täpselt koperdab. Meie siin muretseme, kuidas Tammsaare filmi tehti ja kuskil on mingid tüübid, et ei tähendab koperdamise osa. See on oluline. Point nagu. Jah, just. Et püsti oskavad kõik seista, aga kurat, katsus õigel ajal koperdada. Mis oli veel umbes 50 reshoot'i tehast, et ei tulnud nagu perfektselt välja. See koperdamine. Sa ei koperdanud õigesti. Kaameramees on ka siuke, et kuule, äkki nüüd lõpuks jätame meelde, et vasak jalg enne paremat või midagi. See Starbucksi see kohvitops võib küll sinna kaadrisse jääda, aga veepudel jäi ka nüüd kusjuures. Mis asi? Viimases osas jäi veepudel. Veepudel? See on meelega või? Mis meelega? See hakkab meelega vaikselt juba juhtuma endale. See vist juhtus kogemata. See on viimane osa ka? Game of Thrones. Jaa, Game of Thrones. Finaal oli siit, viimane hooaeg oli siit, spoilerid, Daenerys sureb ära. Palun! Seal oli mingi see teema ka, et mis mingi fake oli, mingi kutt hüppes mingi hobuse peale, siis võek lopendas nagu niimoodi lihtsalt. No hobusel ei olnud kõige raitsam hommik, noh. Ta oli just sõjast tulnud, ta märadega võttis tallis paar napsu, ka tema on hobune. Peremees paneb pidu, mina panen pidu. See on iidne loomade seadus. See on... Jaa. Nii, oota, aga tões ja õigustuseks olen. Andres, see gradual muutumine ja see perevägivalla naljad, vaata, aga nagu praegu ongi tegelikult ju meedias teema nagu selle vägivalla ja mingi peresuhete vägivalla kohta suht palju mingi contenti. Et jah, Viiko tahab energiajooki juurde. Ja, räägi edasi, jah. See oli vaja. Et ma ei tea, sa kirjutasid ka, mul on see lahti siin lausa. See, kus sa rääkisid selle vanemate võimu kahest näitest, vaata. Need on nagu siuksed softid näited. Aga ma ei tea, oled sa neid hullemaid artikleid ka lugenud, nagu mis viimasel on olnud? No mis sa mõtled? No, mis ma mõtlen? Toon ühe konkreetse näite äkki. Mis kõige rohkem sind praegu raputanud on? Vägivalla poole pealt? Just selle perevägivalla. Üritan nüüd tulla, ma saabusin täna hommikul just Tartust, eks ole. Joomakult. Kõike sai tehtud. Heade mõtete linn, aga kui vast niimoodi võtta, siis mind, kui artiklitest mul kohe näidet ei tule, siis minu jaoks on alati olnud õõvastav mõelda selle peale, et kõik see, mida me võib-olla näeme filmid, või isegi kui me loeme neid artikleid, eks ole, siis kui palju tegelikult igapäevaselt täiesti absurdset vägivalda on kohtades, kus seda kõige vähem ootad, eks ole, et olgu see siis vanemate poolt või pere, ma tea, abikaasade poolt, et see viimane, mis mul meelde tuleb, see oli küll eelmise aasta artikkel, see ei puudutanud otseselt perevägivalda, see oli intervjuu politseitöötajaga, kes juhib lastevastaste kuritegude osakonda. Ja minu jaoks oli šokeerivam see, et kui suur protsent lastevastaseid kuritegusid nii väikese rahvastikuga riigis nagu Eesti tegelikult on. Ja mitte ainult kuritegu, vaid pigem just nagu seesama inimene rääkis sellest, et meedia poole pealt, et kui tänapäeval et omal ajal ei olnud interneti, nagu teab ansambel Kurjam meile rääkida, et siis ei saanud võib-olla infot nii lihtsalt kätte. Tänapäeval jälle võib-olla see liialt lihtne info kättesaadavus on ka nagu probleem. Ma olen olnud aastaid ööklubi turvamees ja ma tänase päevani ikka mõtlen, et kui lihtne, kui vähe šotte võtab aega, et keegi vast hambaid saab. Ja see ei pea, see ei ole alati nagu see on vahest see suhtevägivald. Ma olen olnud ka pealt nägijaks ja tunnistajaks olukorrale, kus sa üritad nagu inimest aidata, aga põhimõtteliselt tullakse sulle kallale. Suhtevägivalla juures raskemad olukordi on see, et kuidas
seletada sellele siis inimesele, et miks sa vahele tuled. Ma olen pealt näinud seda, kuidas meesterahvas lööb naisterahvas, sa lähed vahele ja siis naisterahvas saab sinu peale pahaseks, et meil on siin nagu diskussioon ja sa oled selline, et okei, jõudu. See on päris sisuks monoloog. See, et nagu naised nagu nad peavad seda nagu normaalseks. See on see kind of Stockholmi sündroom, et sa nagu kiindud enda... Jaa, just see nagu... Võimalik, eks see samas vastupidiselt ju ka, et see suhtlemismaneer nagu läbi vägivalla, et see peab millestki tulenema. Mitte ainult see, olgu see nüüd see tõde ja õigus või mingi, või olgu ta mingi muu meediakanal, aga ma arvan, et eks sellega see põhiline küsimus pigem oleks nagu selles, et mida teha selle jaoks, et inimesed, kes seda võib-olla pealt satuvad nägema, tunnistaksid endale, et neil on ka mingi osa selles, kui nad vait on. Selles suhtes, et kui sa kõnnid mööda tänavat, eks ole, olen ise olnud sellise vaatepildi reaalne tunnistaja, kuidas inimene on põhimõtteliselt langemas koomasse, sellepärast, et suhkruhaige isik tarbis sellist sõrbust jooki nagu rumm-koola ja jõi ennast üle sellest. Inimene oli langemas suhkruhaigusest tulenevasse koomaseisundisse ja selle asemel, et teda aidata, siis enamus rahvast filmis seda, sellepärast, et sealt üks härra oli väga õnnelik, et näed, et YouTube'i content'i saab, et kui see on nagu aktsepteeritav viis sisu loomiseks, siis tekib nagu küsimus, et ega mis saab siis näiteks, kui see inimene ise on samas olukorras ja teised inimesed otsustavad, et et telefonis ja kaamera on, eks ole, et teeme pildi või et see inimese psühholoogias kuidagi on see vist välja kujunenud, et kui on kuskil mingi õnnetus või kuskil nähakse, et on politsei, siis on ikka inimesed, kes kogunevad vaatama, ja mitte sellepärast, et nad nagu just, aga neid nagu huvitabki see, et äkki saaks näha lähemalt. See pidi olema kõige tihedam, mitte kõige tihedam, aga hästi tihti just liiklusõnnetus juhtub sellest, et just jäädakse vaatama, kuidas midagi toimub, just mingi liiklusõnnetus on toimunud, vaadatakse ja kohe samas läheb järgmine mats, et ma ei tea, kus ma lugesin seda, aga see oli ka selline hästi huvitav fakt minu jaoks, et inimesed suu ammu jäävadki ja ise panevad. Me tegelikult oleme enamus inimesi on olemas, ta on kuldkalakesed. Keskendumise võime on selline hästi lühike, et kui midagi, või kajakatel on see, eks ole, kui mingi särav objekt on, et siis see tundub küll nagu naljakas, aga mina saan näiteks täiesti sellest aru, kui omal ajal muudeti liiklusreegleid selle järgi, et ma küll ei tea, kuidas palju ülakeaga sõitvad Eesti mehed neid liiklusohutust mõjutasid, aga tõsi ta võib olla, et mingil hetkel reaalselt oli hakata ära keelama teatud riietusi autoroolis, sellepärast, et tähelepanu hajus, eks ole. Eestis muidugi ilusat ilma on vähe, aga siis, kui teda on, siis statistika läheb lakke. Hea näide. Ma olin täna ristmiku peal nagu seal vahepeal on ja seal Nautikakeskus juures, kus on ikka suhteliselt suur ristmik ja siis need veoautod tulevad kaarega sealt sadamast. Ja siis üks rekkajuht keset ristmiku lihtsalt vaataski nii. Ila voolas, sest et mul oli seelik seljas või kleit oli seljas. Nii et ma ei tea, palju edu talle. No nii. Seega, rekkajuhid on minu arust nagu kogu aeg seal lihtsalt. Sest et neil on igav, nad on üksi kogu aeg teel ju. Siis on vaja nagu sõpru. Ma pole kunagi rekkajuht olnud, aga ma kujutan ette, et see on suhteliselt selline üksluine amet. Rekkajuhid võivad vahelik päris loll asja teha. Nagu eile sõitsin Tartu maanteel, sõitsin nagu koju, elan linnast väljas. Siis reaalselt nagu Tartu maantee vahel, kus hakkab Jüri ringile minema, siis seal nagu on üks väike vahe, kus põhimõtteliselt mahuks nagu sõiduauto läbi ja siis sealt hakkas nagu lihtsalt suur rekka nagu mingi suure furgooniga hakkas nagu lihtsalt ümber pööret tegema, lihtsalt mingi väiksest kitsast vahest, et oleks peaaegu nagu mingi päris suure õnnetuse sinna tekitanud. No aga see on jällegi, eks ole, kui niimoodi mõelda, et ühelt poolt see oleks võinud ju õnnetuse teha. Ma olen rohkem kindel, et selle härra peas, kes seda ümberpööret tegi, oli väga lihtne nagu selline loogika, et mul on vaja ümber pöörata. Mul on suur auto, kas teised on pimedad, see on kuidagi see selline naljakas olukord, et enamasti sellistes kõige triviaalsemates situatsioonides kohati võib juhtuda täiesti absurdsed asjad. Kunagi legendaarses Nõukogude Liidu ajal tehtud filmis Operatsioon Õ on kujutletud sellist kahte tudengit kõrvuti. Täiesti selline omalaadne situatsioonikoomika sellest, kuidas
eksamiteks ettevalmistumise ajal noor tudeng näeb tütarlast konspektiga mööda tänavat jalutamas, siis ta põhimõtteliselt hakkab tema kõrval käima, et seda konspekti lugeda ja üks osa sellest koomikust on see, et ta unustab ennast ära ja jookseb peaga vastu posti, sellepärast et ta jälgib seda konspekti, mis tänapäeval tundub naljakas osaliselt. Nagu me mõtleme tagasi mõnda aega tagasi, ka Eestis oli hästi populaarne taga ajada Pokemone. Ja mina mäletan, et üks Telliskivi loomelinnakus oli üks äge asi, mida mulle meeldis kõrvalt vaadata, ma vahepeal ikka sellist asotsiaalsed uuringud on äged asjad, kus täiskasvanud inimesed seisid maja seina ääres ja olid täiesti vihased, nad punkte ei saa, et Telliskivi loomelinnakus nimelt Kivipaberkäärde lokaali seina peale on maalitud selline suur kassipilt ja inimesed mõtlesid, et see on Pokemon ja nad olid täiesti endast väljas, kui nad sellest punkte ei saanud. Küll nad seal võtsid asendeid ja hüppasid ja noh, meil ei ole veel, vist meil ei olnud vajadust nagu Ameerika Ühendriikides, kui pandi silt, eks ole, teadete tahvlitel, maanteedel, kus muidu oli kas piirkiirus või seal mingi õnnetusena ees, siis oli see don't Pokemon and drive. See on samamoodi lihtsalt, et ma sõbrannad on rääkinud. On tiksinud telefoni, siis kõnnivad vastu poistes. Minu jaoks vastu inimesi kõndinud niimoodi. Aga selles mõttes see on selline omalaadne trenni tegemine. Mina olen alati mõelnud, see on nagu selline reaalelus, ma ei tea, mingi zombiapokalips, päris zombiapokalips ta ei ole, aga see on küll selline, et inimesed on telefonis nii kinni, et sa vahest sa oled nagu Matrixi filmis, et isegi minusugused mõmmid nagu painduvad, et sa näed, et sul on lihtsam ise kuidagi sealt läbi pugeda, kui loota, et nad sind tähele panevad, et sa ka seal oled. Et see teine, ma ei tea, kuidas ülejäänud nagu linnaosades on, aga Mustamäel ma olen tähendanud, jälle ilusate ilmadega tekib selline tore tendents, mina nimetan seda sünkrooni käru lükkamine. See on noortel emadel, ja no mitte nii noortel emadel ka, aga on see komme, et see prantsiga lähme last jalutama. Aga see on kogu aeg olnud. Ei, aga seda on eriti äge vaadata siis, kui sa näed, et nad nagu kõnnivad, noh, see alati on vähemalt üks siider ja üks suits on nagu seal kuidagi pundis. Sest et värske õhk ja väiksed lapsed. Ja see ja on nemad ja maailm ja kõnnitee, aga neil on silmi ainult iseenda jaoks. Ja mina olen alati, kuri inimene nagu ma olen mõelnud, et huvitav, et kui suur oleks kisa siis, kui ma loodan, et seda ei juhtu, aga noh, arvestades seda, et kodurajooni tänavad on tavaliselt suhteliselt paksult autosid täis pargitud, sellepärast, seda üllatust, Nõukogude Liidu ajal, kui autosid oli vähe ja magala rajoone ehitati, siis kuidagi nad ei suutnud ette kujutada, et kunagi tulevikus on perekondasid, kus on 2, 3 või 4 autot. Et parkimiskohtasid tehti umbes 10 auto jagu, mida toona oli tänavatel näha. Ja sealt autode vahelt nagu midagi näha ei ole. Ja siis sa mõtled, et huvitav, et mis tunne oleks olla see laps seal vankris, et sa mamma lükkab sind, eks ole, samal ajal taob tobi ja joob siidrit ja siis te ei pane tähele, et ma ei kujuta ette mingi kõnnitee äär ja siis sa oled seal selline, et 3, 2, 1, ma käin nüüd ümber, paned selle vankriga kuskile ja sa ei saa talle, sa isegi ei oska veel rääkida ja sa ei saa talle öelda, et ema, võta kokku ennast. Naine, mis seal viga on? Ei no, ma vahepeal ikka nüüd käin Redditis, on ju, ma ei tea, on ju, kohutav. Ja siis seal oli üks see, et rääkige mõni lapsepõlve story, mis ta arvasid, et lapsepõlves on normaalne, aga hiljem, kui täiskasvanuks sa said aru, et see oli nagu põhimõtteliselt child abuse või mingisugune kohutav kogemus. Seal oli päris palju storysid, et ma arvasin, et täiesti normaalne reaktsioon on see, et kui pahudnust teen, siis mind lukustatakse 2 päevaks kuuri ja paise süüa. Nagu mingid täiesti basic asjad. Aga see on nii huvitav. Ja siis ongi väiksest peale sa arvad, et see on mingi normaalne, nagu, see on täiesti tavaline reaktsioon. Ja sa ei oskagi nagu mitte mingi muud moodi käituda, sest sinu arvates see ongi loomulik. Kui sa mitte aga see on ettevalmistus iseseisvaks eluks, selles mõttes võib ju, ma ütle seda, et lapsi peab kuuri lukustama, kindlasti mitte, selles mõttes, et see, eks neid teooriaid on erinevaid, aga mina tean seda, et mina olen olnud küll lapsena selles olukorras, kus mind on pandud üksinda tuppa, kui ma olen jonninud. Umbes lihtsalt selle loogikaga, et mind lihtsalt pandud fakti, et sa ei tohi toast välja tulla, tahad röökida, eks ole, jaure siin, ja siis mingi hetk sul nagu isegi lapse aju hakkab aru saama, et aga mul ei ole ju pointi siin lõuata seda pärast, et see ei mõju kellegi. Et mida me siin röögin, eks ole, ja sa hängid seal ja ootad, et kuni sa kas tuled kellelegi meelde või ei tule. See on umbes nagu Tinderi date'ile minema.
aga noh, tänapäeval sind ei panda samasse ruumi, aga mina olen vahest, minul muidugi see Tinderi kohtingutega väga suuri kogemusi ei ole, sellepärast et aga kogemusi on? no eks ikka proovima peab kõike ju selles mõttes, et kuulsite? jaa, absoluutselt. aga minu jaoks on alati tore vaadata, kui ma satun kuskile kohvikusse või nii, siis üldiselt on see, et ütleme, just sama Tartu linn, eks ole, reede õhtul oli tore vaadata sellises väga progressiivses toidukohas nagu 3 tilli. Miks 3? Ma ärge küsige, ma ei tea. Aga oli selline tore vaadata. 2 on liiga vähe? No võimalik, jah. Või 4 liiga palju? No just. Või on 3 osanikku või midagi. Aga seal oli selline tore vaatepilt, kuidas Normis ja Neiu algus oli väga tore, vist tulid nii-öelda siis õhtust sööma ja kohe, kui nad laua taha said siis mõlemad olid nii, on ju? Ei, neil oli, seda oli nii äge vaadata, kuidas see oli nagu selline sünkroon käest lahti laskmine, et nad tulid, hoidsid käest kinni, kõik oli tore ja kohe, kui tütarlaks hakkas istuma, siis noormehe käsi lasi tema käest lahti ja sujuvalt käis selline liigutus, seda oli näha, et ta oli harjutanud, et käsi käis nii kiirelt telefoni järel taskus. Ta isegi pidanud mõtlema samal ajal, ta suutis istuda ja telefoni välja võtta samal ajal, mis meeste jaoks on päris keeruline. Ära ütlete hingas ka või samas? Kus juures vist isegi tegi. 3 asja tegi korraga. Wow, mega, eks ole. Ja mina vaatasin küll. Minu jaoks see juba läheb natuke ulmeks ära. Aga lihtsalt oli tore näha, et kui ma alguses nagu korraks tabasin ennast mõtet, et ei või olla, kas ma nüüd tõesti näen seda olukorda, kus inimesed nagu tulid koos välja sööma ja nad suhtlevad üksteisega ja vähem kui 3 sekundit maju oli sööge, et not gonna happen. Mis selles mõttes ühelt poolt on nagu tore, sellepärast, äkki need suhtlesid ikkagi veel nagu... Ai, võimalik, seda ma ei tea. Ma nii kriipiks ei läinud, et ma kahjuks istun nende selja taga, et ma istusin neist eemal, et ma ei näinud, mis nad sealt ekraani peal tegid. Aga see oleks muidugi ma olen näinud sellist asja küll kõrvalt, kus inimesed nagu leiavad, et neil on üksteisega samas lauas istus lihtsam nagu Messengeris sõnumit saata, kui et, sest ma saan aru, see on nii keeruline, sa pead teisele inimesele otsa vaatama ja sul ei saa olla surnud silmad, eks ole. Plus sul pole seda varieeruvaid emojisi ka seal. Lillad baklažaani on silmamunaga jube keeruline teha. Aga ma kujutan ette, et see on üks, et ma tean, ma olen ise olnud olukorras, kus ma olen vanadele koolikaaslastele näiteks pakkunud, et ma ei tea, saame kokku, räägime juttu ja siis nad on selles samas kuskil Messengeri tekstis, et nagu, mis mõttes kokku, nagu samas ruumis. Wow. Nojah, et trükkida kuidagi vaata pikka keeruline. Ei no, kuule, äkki ikka viitsid trükkida nagu, et mis siin ikka vaata, et sest see virtuaalne, see privaatsus, see ühelt poolt ta nagu julgustab, kas või see sama, eks ole, suhtlemise äpp, et Tartu Ülikoolis mõned aastad tagasi üks tütarlaps tegi uurimust sellest, et kuidas Tinderi profiilid ja reaalsus kokku käivad, mis minu meelest on selles mõttes päris julge ettevõtmine. Et kas sa tegelikult tahad teada? Selles mõttes, et kui sa võtad... Vahepeal on jah, teadmatus on... Minul isiklikult Tinderis meeldivad need isikukirjeldused, mis inimesed enda kohta üles panevad. Naisterahvastel ja tütarlastel on nagu suht okei, on päris ägedad tekstid, aga kuna mul Grindrit ei ole, siis ma küsisin sõbrannalt tema Tinderit, siis ma vaatasin, et mida mehed enda kohta kirjutavad ja ma sain aru, et see on nagu super. Minu üks lemmikkirjeldusi, mis ma leidsin, oli midagi stiilis, et noormees kirjutas, et tema elus on nagu 3 asja, mida ta armastab. Jalutuskäigud rannas, sport ja autoremont. Ja ma nagu hakkasin mõtlema, et huvitav, et kuidas see asi siis nüüd nagu välja võiks näha, et sa lähed temaga teidile, siis ta jalutab sinuga rannas, kas see läheb spordi alla? No. Või ma ei tea, ta jalutab sinuga kuni garaažini, siis sa aitad tal, ma ei tea, mootorid ketiga üles tõmmata, sport on tehtud ja siis ta hakkab autot remontima, et temal on õhtu nagu korras ja sina oled seal see naisterahvane, et ära nüüd võtad, kuulge, ma selle keti lahti lasen, siis minu elugi õudsam teid saab läbi, aga ma lähen ka kinni. Et see MyFitness seda ei lubanud, eks ole. Aga teisest küljest ta nagu oli selle läbi mõelnud, et see oli nagu üks lause, mis oli super ja see oli isegi grammatiliselt korrektne. Mulle jällegi just meeldivad mõned pildid, kui just naised hästi palju räägivad, et mehed liiga palju fokusseerite kõigele muule kui meie näole, eks ju, siis ühel naisel oli täiesti ükskõik, ta oli endast pildi teinud, ta oli võtnud, ma ei tea, ka siis mingi pendi lahti, endal selle näo ära kustutanud ja siis oli mõnus selline tüüpiline ass pick, eks ju, ehk siis nagu just oli fookus, tema just tahtis seda fookust sinna. Sinna sellele kohale, mille ta ära värvis või?
sealt eemale just . ei , ma olen nõus , selles mõttes need fotod on nagu teine teema , et minu 3 lemmik sellist kategooriat Tinderi fotosid , ühed on need , kus inimesed on seljaga . et see on nagu selline nagu , see on nagu ma saan aru , et noh , ruletti on tore mängida , aga noh , päriselt . selles mõttes , et teeme seda kuidagi teistmoodi , kõige aga parem noh , on see , töötama meeste jaoks see , kui sul on enne koerast pilt pandud kahjuks . ma ei tea , kui Naistel sa meeldib Koreast koerad. oled , arvatavasti küll jah . või Hiinas . nojah , neil keelati ära , aga võimalik , ma ei tea , noh , minu jaoks on see , lastega on ka toredad pildid , kus on , sul on nagu see , et ühelt poolt nagu jah , teiselt poolt nagu Pigem ma omast nagu arust swipe tõmbasin left. Tinderi , mitte kes tahab olla uus isa , eks ju . ka tõsi , aga minu lemmikpildid on neiudest , kellel on suusamaskid peas . nagu see , miks see on mu ainuke küsimus ? minul ka , sest et ma saan aru , et noh , mina ei ole lõpuni Suusamask? adunud ja reaalselt ikka miks noh noh ?, ei no see on nagu see koht , et ma noh , kui ma tahaks sinuga panka röövida , ma tahaks ikkagi enne sind emale ka näidata , et see ei ole see , et see on Mari , tal on mask , sest et sa ei näe meid 5-7 aastat . jällegi , kui tähtis see Oh, nägu on , dear ma tahan teada , Oh kui my God. tähtis see nägu selles suhtes on , et kurat , eks see ilu on vaataja silmadeks ja lihtsalt mul nagu tekib see küsimus , et mis see signaal siis nüüd nagu on , et see , et kas sa oled piisavalt julge või et kas sul on piisav kogus , ma ei tea , südameravimeid ? mulle ka väga meeldivad need pildid , kus sul on 4 pilti , igalühel on sul Erinev naine. mobiil on sul toodud näo ette ja flash on peale pandud Just. . ja siis on mul ka ma olen ka sellist kohanud , kus sul on ka rohkemaid pilte ja igal pildil olete mitmekesi ja sul pole õrna aimugi . Vot jah, grupipildid on super. ja siis sa hakkad vaatama , kes see seal nagu korduvalt kipub , aga ikkagi on vahepeal see 2 parim sõbranna on ka igal . aga vot need pildid on Vahepeal minu meelest kirjutatakse sellistele videos , jah , need on nagu arva ära , milline ma olen . noh , võimalik , aga minu meelest Playing nende hard to get natuke . aga äkki see suusamask on ka , et eriti raske on siis , kui sul on nagu 2 koledat ja 1 kena nagu . noh , aga see on , ma räägin , see on kasiinosõltlaste jaoks fotod . sa tead , et nad ikka lähevad , sellepärast et neil tekib hasart . Nad on valmis selleks , et nad kaotavad , sest nad poleks muidu sõltlased . aga ta läheb all in'i nagu . mulle meeldib see ka , et meil just meie tehnika tõi selle välja , et see on juba meil väga-väga-väga mitmes saade , kus me iga Tinderist kord läheb räägime . jutt lõpuks Tinderi peale . see on nagu , see on , mul on selline tunne , ma pean selle tegema endale lihtsalt . sa vist pead lõpuks tegema , kus ja siis Ma meil ei on ole- veel üks saade , kus sellest ma ei ole räägime . kunagi Tinderit kasutanud , lahti teinud , näinud mitte midagi . ja ma arvan , et rahvas on juba väga hästi sellest aru saanud . teeme live spive'i . see on nagu , minu arust on nagu juba järjejutt meil , et kui kaugel me nüüd oleme Tinderis . ei , me võime teha ühe nagu special podcast'i , kus me katsetamegi Grindrit ja Tinderit ja Sugar Daddy mingeid saite ja midagi No, sellist . normaalne. see on päris hea idee ju . mida ? mida ? sulle Grindr , okei , done . ei , aga minu meelest tore on ka see , et Tinderisse on jõudnud need neiud , kes otsivad sõpru . mis on aus , et sa said äpi olemusest sama valesti aru nagu mina , aga vaata , mis saab . või need , kellel on juba poiss olemas ja sõpru otsivad . aga 21 sajand selles see on mõttes , täiesti et nagu- erinevus pidi rikastama . nii nad Jah. väidavad . nii , jah , mina siiamaani veel proovin aru saada , kuidas üks mees proovib oma pilguga proovib seda lilla baklažaani emoji't näidata ja naine proovib oma pilguga seda virsikut näidata ja neid südameid silmade asemele tekitada . ja ei , aga kusjuures mina ja mu korterikaaslane , me suht tihti oleme mõlemad oma toas ja chat ime nagu üksteisega . noh, ma lihtsalt , normaalne. ma ei viitsi diivani pealt üles tulla ja tema tuppa minna , mis on reaalselt nagu 10 meetri kaugusel . vihkan neid inimesi , kes nagu , ma helistan neile , nad saavad rääkida , siis nad ütlevad lihtsalt ei kirjuta . ja ei kannata lihtsalt . aga päris palju on neid , kes nagu tõsiselt ei tahagi helistada . mulle ka nagu väga ei , otseselt nagu ma kirjutaks lihtsalt , onju , aga kui on vaja , siis ma ilmselgelt helistan või mul on kiiresti vastust või ma hellan sulle . sulle . trükid mingi 5 mintsa või siis sa lihtsalt helistad , räägid 30 sekundit . või siis ma kasutan kusjuures tihti seda , et Messengeris vaata , sa saad heli see salvestada on hea , see ja on saadan väga helisõnumi . sest See on et siis ta kiirelt kuulab ära , äkki tal on midagi öelda , äkki pole mida iganes . see on nüüd jah , siin ka hakanud populaarsemaks minema see helisõnumid , sest kirjutamine võtab nii kaua aega . aga alguses mõned aastad tagasi , kui ma Saksamaal käisin , siis just Saksamaal oli minu arvates , siis kõik ainult rääkisidki , ainult helisõnumid olidki . minu jaoks oli nii võõras , see oli nii retardne minu jaoks , noh tegelikult mis selle viga on , aga minu jaoks nii retardne , et okei, võtab lahti , tundub nagu hakkaks chattama . nii et noh , kuidas sul , pane mingi teksti maha ja siis saadab ja siis ma lähen lihtsalt nagu
minu jaoks oli nii võõras, minu jaoks väga võõras, aga jah, ei, see on nüüd sest päevas on minul vähemalt nagu ikka tuleb ikka neid 10 chatte, vaata, ja ma reaalselt ei jõua kirjutada kõigile põhimõtteliselt. Sest et siit ikka nagu viimase ööpäeva jooksul, jah, ma ei tea, mingi 15 kuni 20 tuleb mul kokku siin põhimõtteliselt. Ma ei viitsi kirjutada kõigile. Ma just ei viitsi. Sorry. Ma ignoreerin kõiki sõnumeid. Või nagu, ma ei tea. arusaadav. On ju? Aga ennem kui me täiesti lõpetame, ma tahaks viimase küsimuse küsida. Kus see väga lahe huumorisoon on tulnud? Ma pean küsima. See on hea küsimus, kui ma oskaks talle vastata. Kas sul vanemad on olnud, vanematel oli taoline või see on sõpradelt tulnud või pigem ongi lihtsalt elu jooksul välja kujunenud niimoodi ise? Kuskil sinna keskele mul, ma ei saa öelda, kas vanematel õnneks sellist huumorisoont ei olnud. Neil oli suhteliselt, emal vast siiamaani, ma ei tea. Osaliselt vast jah, isalt, natuke emalt. Aga ma arvan, et üks põhilisi selliseid mõjutajaid on olnud... Naised? Ei saa nüüd neid ka selles kõiges süüdistada. Võiks natuke nemad ka, aga... Vot just see vajadus olla võimeline reageerima mingitele kommentaaridele viisil, mis mõjuks ühelt poolt nagu salvavalt, aga samas teiselt poolt nagu paneks selle kuidagi selle sarkastilise huumorireaktsiooni prisma vastase peale ka. Et näiteks kui mina põhikoolis ja algkoolis käies olles olnud sündinud sellise imeliku kõrvade ehitusega. Et ütleb, et mul kooliaegadest on rohkem meeles seda, et inimestele pakkus väga palju huvi diskuteerida kõike minu välimusest, kehakaalust kuni riietuseni. Et see oli kuidagi 90-ndatel väga oluline paljude jaoks, et kas sul oli nagu originaal Adidased või oli sul 3 triibuga Adibas, mis teisest küljest siiamaani on oluline. Arvatavasti, näete siis just. Aga see oli see koht, kus selline mingi teravate märkuste toomine näitas ka seda, et see inimene või inimesed, kes tahtsid sinu üle nalja visata, et kui nad ise muutusid selle osaks sellest naljast või avastasid, et tegelikult enamus naerab mitte nendega, vaid nende üle, siis see kutsus ühelt poolt välja nende pahameelt, samas teiselt poolt see oli selline võimalus lahendada neid konflikti ilma vägivallata vast. See selline asja huumor kohati ka nagu sellise sarkasmi kasutamine on enesekaitse mekanismist ka mingil määral. Selles mõttes, näiteks politseinikud teevad väga toorest, selliste politseinikud, arstid võivad teha kohati väga toorest huumorit. Tooremad, kui nii mõnigi koomik julgeks kunagi teha. Aga nad teevad seda puhtalt sellepärast, et see on ainus üks väheseid viise, mis aitab neil näiteks igapäevaselt oma tööd teha. Et kujutad sealt töötad, ma ei kujuta ette lastehaigla onkoloogia osakonnas ja sa tead, et enamus neid patsiente, kes sul seal on, need otsus on tehtud, meditsiin ei ole võimeline neid aitama. Ja kui inimene peaks seda iga päev endaga kaasa võtma, siis oled suhteliselt kiiresti lolliks, ma arvan. Minu jaoks oli vist üks neid kohti, kus ma hakkasin selle peale rohkem mõtlema, siis kui ma vahetasin kooli ja ma nägin, et mul ei olnud enam nagu põhjust igapäevaselt kuidagi mingit sellist sarkasmi kasutada, sellepärast, et üks äge asi 32. pool oli see, et ma kuidagi sulandusin sinna klassi sisse, et seal oli minusuguseid imelikke veel. Meil oli seal punkerid ja mingid luuletajaid ja see oli väga omapärane point. Ehk siis 32 on nagu seda joont see on siiamaani absoluutselt. 32 keskkool ja kunagine selline äge festival nagu Vägivallata noorus, millega mul alati meenub see, et esimest korda, kui ma tulin Vägivallata noorusele festivalile, see toimus toona sellises kohas nagu Roheline Konn. Selle asemel on nüüd see suurepärane Tallinna Tehnikaülikooli silt seal ringtee juures. Jah, siin oli kunagi enne, kui seda kampust hakati laiendama, see oli mägi, mäe peal oli vana kultuurimaja.
seda kutsuti roheliseks konnaks. Ja esimene kogemus tulla festivalile vägivallata noorus, esimene asi, mis ma nägin, oli see, kui see rohelise konna ees mingi vend sai selle eest vastu hambaid, et tal ei olnud suitsu. Ja suur silt oli vägivallata noorus, noortefestival. Ja ma vaatasin seda, mõtlesin, no jah, okei, et Koplist Mustamäel on väga suurt vahet ei ole. Ja siis seda vägivallata nooruse festariga sai kuidagi 3 aastat kaasas käidud ja tehtud. Pärast, peale kooli lõppu sai ka mõnda aega vaatamas käidud, et seal oli neid kohti, kus näiteks see huumori arendamine oli üks viis, kuidas teha inimestele selgeks, et nende ootused on pehmelt öeldes utoopilised. No, näiteks meil oli seal muuhulgas selline omalane bändide festival ja seda oli alati nii äge kõrvalt vaadata. Esiteks seepärast ma ise ei pidanud seda korraldama, ehk siis ma sain lihtsalt naerda toorelt. Aga see, mida toonased noortebändid tahtsid, see oli lihtsalt utoopiliselt naljakas selles mõttes, et sul oli bände, kes tulid kohale ja olid võib-olla, võib öelda niimoodi, mänginud ka suuremal laval kui nende kooli aula saali põrand ta keskel või midagi. Aga nad ei olnud kunagi väga nõudlikud ja see olid mingid kollektiivid, kellest sa polnud mitte kunagi mitte midagi kuulnud. Sellepärast, et need olid kokku pandud eile, sellepärast, et täna on festival. Ja need tüübid tulid sul kohale ja nad olid umbes sellised, et Jimi Hendrix on nõrkadele, et kurat, meie oleme siin, Eesti muusika tipptase on saavutatud, siis nad alati, vähesed noortefestival seda korraldab punt alaealisi 30 keskkoolist. Mingid tüübid, et mis mõttes meil backstage'is viina ei ole. Ja sa vaatad talle otsa, et nagu mida ja siis selle huumori kasutamine alati aitas, sellepärast see kuidagi kas viis selleni, et nad saavutasid nagu miinimumi, et nad lihtsalt solvusid ja neid vait ja siis läksid umbes värske õhuga, et oma eluprintsiip üle mõtlema. Või sa jõudsid sellega nii kaugele, et nad mingi hetk ise leidsid ennast sellelt mõtted, et aga tegelikult see, mida ma tahan, on ju täielik debiilsus. Selles mõttes, et mis mõttes võrdlusmomendid, et see on see, kui tänapäeval kuulad mõnda räpparit, taban ma ennast alati mõttelt, et kui sa võrdled ennast USA gängsteritega sellepärast, et sa oled käinud Koplis, siis mis asja? Ma räägin, kõige gängsta, mis viimasel ajal Koplist on tulnud, on beebilõusta poevargus. See oli gängsta, ta polnud väga läbimõeldud kuritegu, aga selles mõttes, see oli gängsta. See, kui mingi vend joob ennast nii kinni, et ta reaalselt võtab vorstilaiti ja on selline, et mingid vennad hakkavad surma saama, tähendab, mulle aitab, ma ei tea, kus mu nuga on, aga mul on vorst. Võt see on gängster, eks ole. Sa saad aru, et mees ei ole asja väga läbi mõelda, tal on hinge. Tal on hinge ja ütleme ka improvisatsioonivõime. Absoluutselt, eks ole. Ma kujutan ette, et kui ta seal Kolde Puiestee Kainerist pärast pildi ette võttis, siis ja tal see vorst alles oli, siis oli hea kohe peale võtta, eks ole. Aga lihtsalt see mõte sellest, et ma kujutan ette, et mida see inimene pidi tundma, et sa oled seal tänaval, teed suitsu ja tuleb mingi vend, ta on jumala pinalise omadega, tal on vorstilait käe, siis ta on selline, et kas suits või elu. Ja sa oled selline, et mees, ma tahan seda, mida sina tõmbad. Ma ei tea, mis see on super. Tema kaitseks äkki see ikkagi vorst tundus alguses natuke teravam kui see. Kusjuures ma tean ühte lugu sellest, kuidas see juhtus Venemaale, kus reaalselt vorstilati pärast läks inimene tehniliselt vangi. Seal oli vorst oli nii kangeks, kui suitsuvorst oli nii kangeks läinud, et see tekitas raskeid peakahjustusi inimesele, keda selle pähe löödi ja mees suri vorsti tagajärjel. Okei, sellele ei tohiks naerda. Aga see on naljakas. Ja ei, aga lihtsalt, mina mäletan, mina kasvasin Koplis siis, kui ta oli veel see Kopli, kus reaalselt vahest ka tulistati, nagu nad räägivad, et enne seda, kui see kaubandusmeka, ma ei ole aastaid Koplisse sattunud, ma pole vajadust olnud, aga ma mõtlen selle pealt, et hiljuti ma kuulsin oma head sõbrad, kes elab seal kandis, et sul on Koplis 4 suurt kaubanduskeskust ja ma mõtlesin, kelle jaoks nagu, mina elan Mustamäe keskuse juures ja teisel pool teed on Mustika keskus ja ma juba mõtlen nagu, et me oleme ju vaeste rajoon, kes seal poes käib.
või noh, Viljandi on minu jaoks alati Eesti kaubandusmeka, sest Viljandis on ühe ristmiku peale 4 kaubanduskeskust, üks neist on endine noortevangla, eks ole, nüüd on ta Uku keskus. Hilisem naistevangla, et noh, ja siis kui need 4 kauplust, üks on Antila pood, mis ma ei saa aru, miks ta veel Eestis on. Ainus koht, kus ma tean, et Eestis on see Viljandi ja kui ma küsin oma Viljandi kamraadi, et kes käib Antila poes, tüübid on, et no, see on keeruline lugu, aga seal käivad need, kes ei viitsi kodus top-shopi vaadata, eks ole, et noh, sa käid, sa tead, et kui sul läheb hästi, su aju mingi hetk ütleb sulle, et sul ei ole seda vaja, noh, tähendab, et see 49,99 maksev padjapüür on võimalik, et kõige pehmem asi, mis Soomes üldse kunagi toodetud on, aga 3X-iga Maximas saab padjapüüriga 7,50, see on ka väga okei nagu, et selles mõttes need, noh, üks osa sellest huumorist, see tulenebki sellest, et jälgides kõrvalt, mida inimesed teevad, see on nagu absurdne. Eile Tartus ma avastasin, et süvariik on jõudnud ka heade mõtete linna, sest ma kõndisin mööda ülikooli tänavat ja põhimõtteliselt reaalselt ülikooli peahoone vastas, ma nägin 2 slaavi noormeest, nad olid palja ülakehaga, neil oli kaasaskantav kõlar, sealt tuli normaalne träna ja ma olin selline, et noh, et okei, mis siis ikka kevad, Tartu, super head mõtted ja siis nad kõndisid minust mööda ja neil oli, nad omavahel vene keeles rääkisid ja neil oli nagu põhiline mure oli see, et nende kodulinn on läinud liiga mustaks. Kust need mustanahalised kõik tulnud on ja siis ma jäin seisma ja ma mõtlesin, et kurat, et kes tõesti nagu ülikooli linnas on asi nagu nii karmiks kätte ära läinud, et sul ei ole enam see probleem, et kas ma kurat nagu saan nominaalajaga sessi tehtud või et kas meil nagu, kas ma saan ülikooli sisse, vaid sa oledki selline vend, et nagu kurat, et nagu ma elan Tartus, aga siin on liiga palju neegreid. Mis asja? Kuidas see probleem, ja kui sellest nagu nende kuttide pealt oli näha, et nagu see probleem ei olnud nagu rassiline, vaid nende suhtlusmaneeri vist põhiline probleem oli see, et nad tundsid ennast välja jäetuna. Et enam ei olegi venelased, see kõige hirmsam asi, mida sa võid nagu Eestis kohata, eks ole. Ja no see on keeruline, kui kõige suurem vähemusgrupp tunneb ennast välja jäetuna, eks ole. See on siuke fuck, mis juhtus, näe. Ja selle mõttega me lõpetame tänase podcasti. Te saate ise selle üle järgi mõelda. Väga fun stuff. Ära karju mikrofonis, Hans läheb mööda. Jaa, sorry, Hans. Võta see ära. Et jah, okei, tegelikult mind ei huvita. Jah, see jääb siis teile mõtlemiseks tänase lõpupondina. Tahame kiirelt tänada enda toredaid sponsoreid ja toetajaid, ehk siis esiteks XL Energia. Still vegan. Ikka veel vegan. Muidugi ka Tallinna Tehnikaülikooli ja muidugi Turundusklubi ja Filmiklubi, kelle ruumides me seda kõike lahedat korraldame. Special thanks to Hans, kes viitsib selle just tegeleda. Love you, Hans. Ilma Hansut ei oleks meil podcasti. Ilma Hansut ei oleks podcasti lihtsalt nagu. Mees, kes kannab saksa pornostaari nime auge välja. Ja seda vegan energiajoogiga, see on kurat. Ja aitäh kuulamast! Aitäh teile!